Tõnis Sildaru on oma lapsi füüsiliselt, vaimselt ja majanduslikult väärkohelnud ja ma ei ütleks seda, kui ma ei saaks neid väiteid tõendada. Eelmises videos näitasin teile tõendeid selle kohta, et Tõnis Sildaru ründas füüsiliselt enda toona 13-aastast poega treeninglaagris Uus-Meremaal. Seda rünnakut nägi pealt teine alaealine poiss, kes kartis ka enda turvalisuse pärast Tõnise käitumise tõttu ja see poiss saatis toimunust sõnumeid, helisõnumeid ja ka foto. Näitasin ja kirjeldasin eelmises videos teile neid tõendeid ja nende sisu ja nende tõendite pinnalt saab öelda, et tegemist oli lapse kehalise väärkohtlemisega ehk kehalise väärkohtlemisega lähisuhte raames, mis on veel tõsisem kuritegu kui lihtsalt kehaline väärkohtlemine, kuid nagu eelmine kord ütlesin, siis mingit süüdimõistvat otsust selle osas pole. Aga see, et süüdimõistvat otsust pole, ei tähenda, et tegu pole toime pandud. Eelmise video järelkaja oli seinast seina, oli neid, kes hakkasid rääkima sellest, kuidas laste kägistamine ongi jumala normaalne kasvatusmeetod. Need inimesed lähevad otsevõrgusse jumalaga. Ja oli ka neid, kes hakkasid vaidlema selle üle, et mis asi on üldse tõend. Ja kas need asjad, mida ma näitasin, on üldse tõendid? Ja loomulikult need olid tõendid. Ja kuna ka tänane video tugineb tõenditele, see tähendab, et mina ei tugine oma väidetes sellele, mida üks või teine osapool on öelnud, vaid sellele, mida näitavad muud tõendid. Seetõttu teeme nüüd kohe alguses selgeks, mis asi on tõend. Tõend tsiviilkohtumenetluse mõttes. Ja tsiviilkohtumenetlus on siin relevantne ses mõttes, et kui keegi tahaks näiteks mind hageda, nende asjadest, mida ma siin videotes ütlen, siis on oluline, et mis asi on tõend tsiviilkohtus. Tsiviilkohtus on dokumentaalseks tõendiks igasugune kirjalikult pildistamisega või video, heli või elektroonilise salvestusega või muu andmesalvestusega jäädvustatud dokument või muu selle sarnane andmekandja. Ehk absoluutselt need sõnumivahetused, heliklipid ja foto, kõik on tõendid tsiviilkohtumenetluse mõttes, aga nad on tõendid ka kriminaalmenetluse raames. Selline eraviisiline sõnumivahetus on tõendiks ka kriminaalmenetluses ja politseil olid toona olemas ka need sõnumivahetused, see foto ja need helifailid. Ehk see, miks Tõnis Sildarut toona lapse kehalise väärkohtlemise eest kriminaalkorras vastutusele ei võetud, see jääb menetlejate südametunnistusele. Minu parim pakkumine, ja ma rõhutan, see on spekulatsioon, see on minu pakkumine. Minu parim pakkumine on see, et lapsed ei julgenud menetlejatele tõtt rääkida. Nüüd teine asi, enne kui me vaimse väärkohtlemise teema juurde lähme, tuletan meelde, et Tõnis Sildaru oli see, kes tahtis, et praegune kohtumenetlus oleks avalik. Kelly Sildaru taotles, et see kuulutataks kinniseks. Tõnis Sildaru aga tahtis, et see kõik oleks avalik. Näiteks on Tõnis Sildaru 2024. aastal TV3 uudistele öelnud, tegelikult kogu pere seisukoht, ka Henri ja vanavanemate seisukoht on see, et istung võiks olla avalik. Ehk Tõnis Sildaru tahtis, et kogu seda menetlust peetaks avalikult, mis tähendab ilmselgelt, et meedia ka pöörab sellele tähelepanu, millest järeldub, et Tõnis Sildaru on tegelikult see, kes on tahtnud, et kogu see teema meedias püsiks. Tema on see, kes tahtis, et see kohtupidamine oleks avalik. Aga see selleks, lähme tänase teema juurde. Vaimne väärkohtlemine, teise nimega emotsionaalne vägivald. Ja enne kui mõni nõrgem mees minestama hakkab, et issand, mis emotsioonidest me nüüd siin räägime, siis rahu, ainult rahu. Ka tänaseks võtmesõnaks on tõendid. Meil on tõendid, mitte tunded. Tõendid. Võtan selle klipi maha, kui Nublu nõuab. Erinevalt kehalisest väärkohtlemisest ei ütle ükski seadus või muu õigusakt meile, et mis asi on üldse vaimne väärkohtlemine. Lastekaitseseadus mainib seda lapse väärkohtlemise keelu raames, mis hõlmab ka emotsionaalse väärkohtlemise keeldu. Aga mis asi see emotsionaalne väärkohtlemine täpselt on? Seda meil ükski õigusakt ei ütle. Lastekaitseseadus puutub siin asjasse vaid seni, kuni me räägime alla 18-aastastest lastest. Mõned näited, mida ma teile täna toon ja tänane käsitlus koosneb näidetest, see ei ole mingi ammendav loetelu. Need on näited, mida ma teile täna toon tõendite najal, mida mul oli võimalik kuskilt kätte saada, väga paljud neist muideks täiesti kuradi avalikud materjalid taaskord, aga loomulikult võivad ka täiskasvanud, teineteist mitte võivad, aga lihtsalt tuleb ette, et üks täiskasvanu väärkohtleb vaimselt teist täiskasvanut, küll aga tuleb täiskasvanute vahelise vaimse väärkohtlemise puhul juura mängu ainult siis, kui rikutakse mingeid reegleid, mis kehtivad täiskasvanute vahel, näiteks kui üks pool laimab avalikkuse ees teist eesmärgiga kallutada avalikku hoiakut teise vastu. Ja just sellest me täna alustame, sest seda on Tõnis Sildaru
teinud. Aga et teile natuke aimu anda, et mis võib endast vaimset väärkohtlemist ehk emotsionaalset vägivalda kujutada, siis näiteks Sotsiaalkindlustusameti veebilehe järgi kaasneb emotsionaalse väärkohtlemisega teise inimese väärikuse õõnestamine. Sageli isoleerib väärkohtleja inimese sõpradest, perekonnast, koolist ja töötamisest. Lasteabi veebilehe järgi võib vaimne vägivald muuhulgas hõlmata sõimamist, süüdistamist, alandamist, hirmutamist ja ähvardamist, süstemaatilist kontrollimist, sotsiaalset isoleerimist, manipuleerimist ja muud lõbusat. Tõnis Sildaru puhul on tõendatud mitmes eri vormides laste vaimset väärkohtlemist, nii alaealiste laste kui ka täiskasvanud laste. Ma alustan sellisest vaimse väärkohtlemise näitest, kus probleemiks pole mitte ainult Tõnis Sildaru üksi, vaid kus tema valedele on kõlapinda andnud Eesti meedia ja meediakurat on selle teemaga lati alt läbi jooksnud. Tõnise valedele on antud aastast aastasse kõlapinda ja tema valeväiteid pole keegi vaevunud ümber lükkama. Aga enne kui me konkreetselt Tõnise valeväidetini lähme ja ma toon teile konkreetseid valeväiteid esile videoklippidest, enne paar üldisemat asja. Sest mida mina olen näinud sotsiaalmeedias pärast eelmise video avalikustamist on see, et enamus inimesi, kes sellel teemal sõna võtavad, ei tea üldse, millest nad räägivad. Inimesed esitavad ja levitavad täiesti valesid väiteid Kelly ja tema isa vaheliste varaliste suhete ja ka muude suhete kohta. Nii et alustame sellest, et mis on need 2 varalist nõuet, mida Kelly on esitanud. Täpsemalt räägime sellest järgmises videos majandusliku väärkohtlemise kohta, aga siin ja praegu mõned elementaarsed asjad tuleb paika panna. Rahaline nõue, mille Kelly Sildaru Tõnis Sildaru vastu 2019. aastal esitas, puudutas raha, mida Tõnis Sildaru kandis Kelly Sildaru kontolt enda kontole. Etteruttavalt märgin ära, et see hõlmas ka kõiki Kelly auhinnarahasid. Jah, ka need summad, mis olid konkreetselt mõeldud sportlase preemiaks. Näiteks Eesti Olümpiakomiteelt sai Tõnis eraldi treeneripreemiat ja Kelly sportlase preemiat. Ja ülekannetest on näha, et see oli sportlasele mõeldud preemia. Kõik need preemiad olid ära kantud. Kõik raha oli läinud Kelly kontolt. Jaanuar 2019 seisuga oli Kelly kontol alles vaid 6000 eurot. Ja kui suvalise 17-aastase jaoks võib see summa tunduda päris korralik, siis arvestades kõiki neid auhinnarahasid ja stipendiume, mida Kelly sai, oleks seal pidanud olema palju rohkem, aga seal oli ainult 6000 eurot, sest Tõnis Sildar oli kõik endale kandnud. Aga sellest juba täpsemalt 3. ehk siis majandusliku väärkohtlemise videos. Aga lihtsalt, et te saaks aimu, millest me räägime. Ja need summad on kuradi ulmelised. Üle 400 000 euro kandis Tõnis Sildaru oma tütre, oma alaealise tütre kontolt enda kontole. Ja selle kohta on avalikult jälg olemas kinnistusraamatus, kust on näha, et aasta 2019 alguses seati ühele kinnisasjale kohtulik hüpoteek. 2019 seati kohtulik hüpoteek kinnisasjale, see kohtuasi ise oli kinnine, see lõppes kompromissiga ja me teame, et tänaseks on see maja kantud Kelly nimele. Üle 400 000 võttis ta lapse kontolt ja kandis enda kontole. Kelly sponsori ja auhinna rahade eest hakkas ta ehitama maja. Kelle käes see maja on? Kelly käes. Ja isa on nüüd süüdi selles, et ta ehitas Kellyle maja. Ei, ta ei ehitanud Kellyle maja. Ta ehitas endale maja. See oli ainult tema nimel. Ega ta seda vabatahtlikult poleks ära andnud. Ta üritas Kellyt korduvalt survestada, et Kelly sellest hagist loobuks. Aga sellest kõigest hiljem. Praegu on oluline lihtsalt meelde jätta. See 2019. aastal esitatud rahaline nõue puudutas 400 000 eurot, mille Tõnis kandis Kelly kontolt enda kontole. Ja mitte sportimise jaoks. Sõbrad, palun vaadake MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi majandusnäitajaid äriregistrist. Vaadake, palju seal raha iga aasta üle jäi. Kõik see raha oli ju mõeldud sportimiseks. See oli sponsorite raha mõeldud sportimiseks ja see oli seal olemas. Ei olnud absoluutselt mitte mingit praktilist vajadust võtta Kelly kontolt üle 400 000 ja kanda see Tõnise kontole seoses sportimisega, sest sportimiseks rahad olid olemas nii Suusaliidus kui ka MTÜs. Hetkel sellega rohkem detailidesse ei lähe. Räägime sellest teisest nõudest, mis praegu on kohtus, sellepärast et inimesed üldse ei saa aru, mis toimub. Mõned räägivad sellest, et Kelly nõuab isalt milkut. Kelly ei ole kunagi Tõniselt miljonit nõudnud. Miljon on see summa, mis on meediast läbi käinud, et prokuratuuri hinnangul on Tõnis oma tütre vara umbes sellises suurusjärgus pööranud kas enda või kolmandate isikute kasuks. Tütre vara lihtsalt kuskile ära kandnud. Näiteks MTÜ kontole, kus tütrel pole mitte mingit rolli ega kontrolli selle raha kasutusele. Seda fakti on kinnitanud Tõnise enda esindaja kriminaalmenetluses, et Tõnis Sildaru lasi välismaised sponsorrahad kanda MTÜ kontole. MTÜ, kus Kelly polnud mitte keegi, mitte isegi tavaliige. Ja kui üks geenius selle peale ütles, et aga selleks ei pea olema liige, et MTÜst raha saada,
jah, palju õnne, ei pea tõesti olema liiget raha saada, aga tead, mida sa ei saa, kui sa pole seal isegi mitte liige. Sa ei saa mitte mingit infot selle kohta, mis seal MTÜs rahadega toimub. Isegi kui need on sinu nimel sõlmitud lepingutest tulnud rahad, mis on sinna kantud. Nüüd see MTÜ, seal on see raha täna olemas. Sponsorlepingud, mis sõlmiti Kelly nimele, mitte MTÜ nimele, vaid Kelly nimele. Nendest läks raha MTÜsse, Tõnis lasi raha MTÜsse kanda ja kui Kelly sai 18 ja soovis oma sponsorrahasid sealt tagasi saada, siis keelduti. MTÜ keeldus talle tema lepingutest saadud raha tagasi kandmast. See on see 200 midagi 1000 eurot, mis praegu on vaidlusel kriminaalmenetluse raames esitatud tsiviilhagi kontekstis ja see nõue, see 200 000, see nõue on MTÜ vastu ja see raha on seal MTÜs alles või vähemalt 2024 aastal veel oli, kui Tõnis näitas telekas MTÜ konto väljavõtet. Selleni jõuame peatselt, aga oluline rõhutada seda, et isegi Urmas Sõõrumaa, ma ei tea, miks ma ütlen isegi, sest jah, mul eriti kõrgeid ootusi ei ole Urmas Sõõrumaale või Erki Noolele, kes käis telekas rääkimas sellest, kuidas Kelly oleks pidanud ortoosiga minema olümpiale ja küll ta oleks siis juba varem medali saanud nagu. Kelly Sildaru ei oleks läinud operatsioonile ja oleks üritanud ortoosiga võistelda, siis suure tõenäosusega, vähemalt 50% tõenäosusega, ta oleks saanud ka veel ühe medali. Füsio, ortopeed, kirurg Erki Nool on öelnud, jala maha pannud, et kui laps oleks läinud ortoosiga võistlustele, küll ta oleks medali saanud. Teile kõigile meeldetuletuseks Kellyt opereerinud arsti doktor Madis Rahu sõnad aastal 2017 pärast operatsiooni. Nimelt ütles arst, et lõikus andis kinnituse, et vasaku põlve esimene ristatiside oli täielikult katki ja operatsiooni vajas ka menisk. Ma ei ole arst ja ma ei tea, mida see täpselt tähendab, aga see kõlab päris kuradi halvasti. Vasaku põlve esimene ristatiside oli täielikult katki ja menisk vajas ka operatsiooni. Kui see vasaku põlve esimene ristatiside oli täielikult katki, siis tundub natukene ebaloogiline Erki Noole jutt, et 50% tõenäosusega oleks Kelly sealt olümpialt saanud medali. Nojah, ja kui alaealine laps olekski eluks ajaks põlve ära lõhkunud, siis mis Erki Noolel sellest, tal on pohvi, teda huvitavad ainult medalid. Ja kahjuks ta ei ole kaugeltki ainuke sellise suhtumisega inimene. Urmas Sõõrumaa tegi märtsikuus üleskutse, et kui Sildarude pere vaidleb 200 000 euro üle, siis võiks ju selle raha kuskilt leida, ma ei tea, näiteks avalikkus võiks panustada või midagi ja siis on rahu majas. Nimelt ütles Sõõrumaa, et vahel mõtlen ka nii, kui see 211 000 eurot, mis teie vaidluses nii palju kõneainet tekitab, aitaks selle peredraama lõpetada, siis võiks selle raha koos toetajatega kokku koguda ja rahulikult arvele kanda. See raha on olemas. See raha on MTÜs. Kust keelduti seda Kellyle välja andmast. Miks peaks keegi hakkama seda raha koguma, kui see raha on juba seal MTÜs olemas? Ja nagu mida perset, millest Urmas räägib? Ja et oleks nüüd üheselt selge, mitte keegi ei nõua Tõniselt raha tagasi, esiteks, mida ta ise teenis ja teiseks, mis kulus laste sportimiseks. Mitte keegi ei nõua talt sellist raha tagasi ja sellise raha kasutuse eest ei saaks ka kriminaalsüüdistust esitada. Kui see raha oleks läinud Kelly spordi alla, siis ei oleks kriminaalasja. Üks oluline vale narratiiv, mis on avalikkuses levinud ja mida Tõnis Sildaru ka ise on rõhutanud seeläbi, et ta on ikka ja jälle maininud, kuidas tema tuli palgatöölt ära selleks, et Kellyt treenida. Kuna ma ise ei käinud ka enam palgatööl, et hommikust õhtuni tegelesin ainult laste suusatamisega, siis see vahendid kulusid laagrite ja kodus olmekuludeks. Jah, ta tuli oma eelmiselt palgatöölt ära ja siis hakkas suusaliidust palka saama. Tõnis sai palka suusaliidult, mis oli küll väga tagasihoidlik, miinimumpalk. Aga Tõnis sai lisaks palgale suusaliidust ka päevarahasid. Ja kui see sõna päevaraha kõlab kuidagi pehmolt, siis see ei olnud lihtsalt mingisugune väike taskuraha, vaid näiteks 1-2-kuulise treeninglaagri eest Uus-Meremaal sai Tõnis päevarahasid üle 8000 euro. Jah, üle 8000 euro ja ei järge hakake nüüd lennupiletitest ja majutusest rääkima, sest need hüvitati eraldi. Me räägime päevarahast. See, mis sul on seal mõeldud elamiseks ja söömiseks. Keskmine inimene ei saa Eestis täna ka veel mitte sellist raha kätte 1 kuu eest. Ehk siis nagu, millest me räägime. Lisaks sai Tõnis ka igasuguseid preemiaid. Vaatlusaluse perioodi jooksul EOK-alt umbes 50 tonni, kulkalt 4 tonni ja seda raha keegi talt ju tagasi ei küsi. Jah, loomulikult treeninglaagrite ajal oli vaja lastele ka süüa osta, aga vabandust, kas ülejäänud lapsevanemad ei osta lastele oma raha eest süüa või minu teada üldiselt ikka ostavad. Kui kõik summad kokku lüüa, mida Tõnis sai näiteks Suusaliidult aastatel 2014–2021, siis kogu summa on ligikaudu 190 000 eurot. See hõlmab siis nii palka kui päevarahasid kui ka reaalseid muid kulutusi spordi jaoks.
aga ta sai raha ka MTÜ-lt Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi, kust kanti temale aastatel 2014 kuni 2017 kokku pea 95 000 eurot. Aga kui me nüüd võtame ainult palga, päevarahad ja need preemiad, mida ma teile mainisin, kui me lööme need summad kokku, palk, päevarahad, preemiad ja jaotame need 5-aastase perioodi peale, 2015 kuni 2019, siis selle pinnalt oleks Tõnis Sildaru keskmine netosissetulek olnud ligi 2500 eurot. Umbes 2500 eurot. Ütleme, et see on suurusjärk. See ei ole üks-ühele detailne info, aga see on suurusjärk. Suurusjärgus 2500 eurot neto igakuiselt. Mis oli keskmine palk nendel aastatel? Netosummas oli Eesti keskmine palk aastal 2015 umbes 852 eurot, aastal 2016 umbes 918 eurot, aastal 2017 umbes 978 eurot, aastal 2018 umbes 1098 eurot, aastal 2019 umbes 1162 eurot. Tõnise keskmine sissetulek netosummana sel ajal võis jääda 2500 euro kanti ehk näljas see mees kindlasti olnud. Nii et kui mõni emotsionaalselt üles köetud mees on väga mures, et millest Tõnis elatuma pidi, siis enamus raha kasutati seal, ma ei tea, laagrit ja selle jaoks. Aga millest nagu Tõnis elama pidi siis nii kaua? Ei, no Ei absoluutselt. ütle mulle, millest pidi elama siis, noh? ma arvan, et 2500 euroga peo peale võis väga kenasti ära elada nendel aastatel ja seda raha ei küsi ju mitte keegi tagasi. Nagu öeldud, Kelly küsis tagasi ainult selle raha, mille Tõnis kandis Kelly kontolt enda kontole. Autod, telefonid, lennupiletid, majutused, kõik, mis oli vaja. Kõik tuli ju sponsorrahadest. Ja ma ütlen veel kord, minge äriregistrisse, vaadake sealt MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi majandusnäitajaid. Selles MTÜs jäi igal aastal raha üle ja jäi üle niimoodi, et seal on täna veel üle 300 000 või peaks olema aastal 2024 näitas Tõnis Sildaru pangakontosest kuvatõmmist televisioonis ja sealt oli näha, et MTÜ pangakontol oli aastal 2024 üle 300 000 euro. Ehk igasugune jutt sellest, et Tõnis kasutas Kellilt võetud raha spordi jaoks on täiesti ebaloogiline, kui te vaatate, kui palju oli sponsorrahasid MTÜs. Miks sa peaksid lapse kontot selle ära võtma, kui MTÜs on selleks sponsorraha olemas? Ja muideks lisaks sellele 400 000 eurole, mille Tõnis kandis Kelly kontolt enda kontole, võeti Kelly kontolt välja ka 10 000 sularahas ja kanti seda raha ka mujale, teistele pereliikmetele. Nagu öeldud, siis meedias on Tõnis teinud näo, et see raha, mida küsitakse tagasi või see raha, mille väärkasutuse osas on kriminaalsüüdistus esitatud, et see oli spordiga seotud. Ta räägib lennukipiletitest. Kellil ega Henril ei olnud võimalik osta lennupileteid või autot rentida lennujaamasse ainult täiskasvanud inimesel, nii et mina kandsin need vahendid endale. Rõhutan veel kord, sportimiseks vajalike kulutuste jaoks oli raha nii suusaliidus kui MTÜs ja MTÜs jäi seda raha veel ülegi. Ehk jutt sellest justkui oleks Tõnis Sildaru suhtes kriminaalasi käimas praegu sellepärast, et ta kasutas lapse spordiks mõeldud raha lapse spordiks, on täielik hülgepask. Ja kahjuks meedia veel võimendas seda absurdset narratiivi pealkirjadega nagu Tõnis Sildaru, kui laps palub, et isa võta raha ja osta mulle jäätist, kas ma siis oleksin ka justkui kriminaalkurjategija? Esiteks, no kurat jäätist võiksid lapsel ikka oma raha eest osta. Ja teiseks, ei, me ei räägi siin jäätisrahast, me räägime siin üle 400 000 euro kandmisest lapse kontolt enda kontole, me räägime 10 000 sularaha väljavõtmisest, me räägime 100 000 lapse nimel sõlmitud lepingute alusel saadud raha ärakandmisest MTÜ kontole või juhiste andmisest selle raha kandmiseks MTÜ kontole. Ehk ei, kui laps annab sulle oma raha, et issi palun osta mulle jäätist, siis sa ei ole kurjategija. Aga kui sa lapse kontolt endale 100 000 raha kannad ja siis lased lapsele mõeldud raha kanda kuskile MTÜ-sse, millel on lapsega 0 seost ja kust MTÜ keeldub seda lapsele tagasi andmast, kui too saab täiskasvanuks, siis küll oled tõenäoliselt kriminaalkurjategija. Jah, hetkel veel mitte süüdi mõistetud, aga kriminaalne on see käitumine kindlasti. Ja ma ütlen veel kord, siin ei saa tulla midagi muud kui süüdi mõistvat otsust, vähemalt osaliselt. Osaliselt selles mõttes, et mingid summad võib-olla langevad ära, aga vähemalt osaliselt, sest tsiviilkohus on juba 2 astmes Tõnisele öelnud, et lapse vara ei ole tema vara ja ta ei saa sellega teha mida iganes. Ja kui te nüüd mõtlete, et milles siis asi on, kui Tõnis sai nii korralikult sissetulekut ja raha spordi jaoks oli, MTÜs oli raha, suusaliidus oli raha, kus probleem siis alguse sai? Kust see rahavaidlus alguse sai? Ja loomulikult sotsiaalmeedia süüdistab kõiges noort naist, et oi küll, Kelly peab olema ihne nii. Reaalsus on vastupidine. Tõnis oli kuradi ihne. Kas te teate, mida ta arvas, et ta võiks saada? Ta arvas, et ta võiks saada 20 000 eurot kuus. Või olgem täpsed, ta ütles, et ta on väärt 20 000 eurot kuus, aga ta lepib 10 000 kuus.
mis nad teeb 8 tonni nädalal kuus, mina ei treener. Mina olen sulle auto, mina ostan sulle lennupiletid, mina lõikan sulle vlogi, filmin loogi, teen pilte, määrin suuski. Palun, palju ma saan? Ma leian, et ma võtsin oma 20 tonni aastas kuus. No sina ei leia. Ja ma küsingi 10. Seejuures tõi ta näiteks inimese, kes toona oli Šveitsi suusaliidu koondise peatreener, viitas talle, ütles, et näed, tema saab ju eratreeningute eest 8 tonni kuus, aga tema ei tee ju kõike muud. Mina sõidutan autoga ja mida iganes veel. Et mina olen väärt 20 000, aga ma lepin 10. Sellel ajal, kui see vestlus toimus, see oli mingi peaaegu tund aega pikk, kus Tõnis Sildaru töötleb vaimselt oma alaealist tütart ja kaupleb temaga, et kui palju peaks Tõnis raha saama. Mitte, et ükski selline kokkuleppe sel hetkel üldse vett saaks pidada kohtuväliselt, aga ta üritab ja rõhutab siis, et tema oleks väärt 20 tonni kuus, aga lepib 10. Ja tema loogika oli selles, et tema ei ole mingi suvaline Eesti treener. Ei, tema on välismaa treener. See on välisturul, kui ma ei tööta Eestis. Ma ei tööta Eestis. Ehk taaskord, kui need, kes ei tea üldse, millest nad räägivad, küsivad, et millest Tõnis elama pidi. Küsimus ei olnud selles, millest Tõnis elama pidi. Küsimus oli selles, et tema arvas, et ta oleks väärt 20 tonni kuus. Tema rääkis summadest nagu 6 tonni kuus, 8 tonni kuus, 150 tonni aastas. Palju vaima ettepalte? 6 € kuus. On okei sulle? Ma ei tea, ma ei tea, me arutama, mõtlema, vaatama. Ma rentsin, mis nad teeb 8 tonni nädalal kuus, mina ei treener. Palju seda tahab? 150 000. Need olid need asjad, mida ta üritas oma tütrelt välja pressida. Ja ega ta Henri osas teistsugune ei olnud. Henri Sildaru nimelise meilikonto alt laekus 2021 aastal, kui Henri oli alles 15 ja on põhjust kahelda, kas need kirjad tegelikult tulid Henrilt või kelleltki teiselt, sest me tänaseks teame, et Tõnisele meeldib esineda Henri nime all sotsiaalmeedias. Kuigi ta nimetab seda Facebooki lehte fännileheks, siis kõik inimesed, vaadake kommentaare. Inimesed arvavad, et see on Henri, nad kirjutavad Henrile, kõnetavad otse Henrit ja paluvad lisa tervitada või midagi sellist, et inimesed arvavad, et see on Henri, kes seal on. Ja tundub, et see ongi Tõnise käitumismustri osa, sest 2021 aasta e-kirjad, mis laekusid Suusaliidule Henri Sildaru nimelise konto alt, meilikonto alt, olid ka väga kahtlaselt mitte just kui 15 aastas e-kirjad, aga see selleks. Oluline on siin see, et aastal 2021 Henri oli 15, tal ei olnud veel teab, mis meeletuid sponsorrahasid taga, ta ei olnud veel selles tipus, kus ta on täna. Ja teate, mis summat tahtis Tõnis saada Suusaliidust, Henri vahenditest? Ta tahtis saada igakuiselt 7 tonni. 6 tonni pluss käibekas treeneri tasu eest, või ma ei tea, miks ma nii teen, tõenäoliselt see oligi nagu treeneri tasu, mõeldud, aga nad tahtsid arvega saada selle raha MTÜ-sse ja nimetati seda e-kirjas 3500 € neto palk, mis ei kõla nii röögatult, aga reaalsus on see, et mitte kumbki MTÜ, ei see Kelly ja Henri suusaklubi MTÜ ega ka MTÜ Paeoka, mille alt nüüd toimetatakse Henri rahadega, vähemalt mulje selline on jäänud, sest Sõõrumaa kutsus ka üles sinna Paeoka MTÜ-sse raha annetama. Kumbki nendest MTÜ-dest pole töötasu kellelegi maksnud või tööjõumakse. Ehk tegelikult see nõudmine Suusaliidule, et makske arvega 6 tonni pluss käibekas välja, see oli ikkagi selgelt mõeldud selleks, et maksimaalselt saada raha Suusaliidust MTÜ-sse, kus see ei ole siis enam kolmandate isikute kontrolli all. Ja kui Tõnis on avalikult levitanud narratiivi, et Henri ema justkui sekkus sportimisse, siis see palganõue oli tõesti üks hetk, kus Henri ema ütles, et oot, millest me räägime? Henril isegi ei ole sellises suurusjärgus veel sponsoreid või sellises suurusjärgus sponsorrahasid taga, et kust kurat peaks tulema see raha ja miks peaks see kõik minema Tõnisele? 7 tonni Henri sponsorrahadest välja MTÜ-sse. Kõige selle pinnalt palun nüüd saage aru, et Tõnis Sildaru sai tasu treeneri töö eest. Oluliselt rohkem kui keskmine inimene sai tasu, mis iganes muu töö eest, aga probleem oli selles, et tema tahtis saada keskmise eestlase vaatest ulmelist tasu. Tema arvas, et tema on ju põhimõtteliselt välismaa treener, ehk teda tuleks võrrelda näiteks Šveitsi suusakoondise peatreeneriga ja tema oleks väärt vähemalt 20 tonni kuus, aga okei, ta lepib 10. Ja isegi 2021 aastal, kui Henri oli alles 15 ja mitte veel sellises tipus nagu praegu, üritati Suusaliidust küsida 6000 pluss käibekas Tõnise treeneri teenusest. Kusjuures huvitav on see, et see pea tund aega oma alaealise lapsega kauplemist seal Šveitsis ja selle tunni aja jooksul, teate mida Tõnis kordalt tegi? Näitas oma tütrele keskmist sõrme. Saatis teda igasugustesse kohtadesse, ropendas ja vandus. Tule siia. Miks? Mul on Spencer põnev. Jah, mul on Spencer põnev. No okei. Praegu on kõne, räägib kõne. Ei, mul tuleb kõne. Okei. Mul on pakki juurde. Sa ei pea mulle fakki näitama. Mul on ka siis fakki ju. Siis hakkab tõmba nahku. Kuule,
mina ei ole ihne nagu sina oled keegi. ja nüüd ma teid Pokemon näitama jälle või? Sa oled mingi nagu allergik. Mine pers. Mis tahad siis? Ma homme olen isa ees sulle või? Ma ei ole isa ees tütrega, kes ütleb isale pakki. Naljakas on see, et siin ta kinnitab ka, et ta teadis väga hästi, miks ta selle maja, mida ma enne mainisin, Kelly nimele kirjutab. Ma kirjutan alla, et pohh, võtta ära kirjutada. Hiljem on ju Tõnis väitnud, et teda peteti kuidagi, et talle tehti tünga ja sellest vestlusest, sellest helifailist tuleb selgelt välja, et Tõnis teadis väga hästi. Ta teadis, et kui ta annab oma allkirja, läheb maja Kelly nimele selleks, et kaoks ära see hagi 400 000 eurot, mis oli summa, mille Tõnis võttis Kelly kontolt ja kandis enda kontole. Ja kui ma kommentaaridest loen ikka jälle, et ei, aga Tõnise jaoks polnud asi rahas, siis inimesed, palun kuulake nüüd seda. Võtsid mu 10 aasta töö ära. ei, miks oli minu 10 aasta töö? Sa võtsid minu arvates, oli meil see kõigi raha, mis oli minu raha. Aga täna tegid seaduslikult nii, et minu on 0. ei, aga muidugi minul oli seaduslikult 0 ja. Kõik, mis kuulub lapsel, vanematel kurkad, vanema surva puhul lapsel. Täna võtsid sa mul, sina võtsid esimese aastast olid see 0 väärt. Tõnis räägib oma 17-aastase tütrega. Nad räägivad sellest, et Kelly küsib tagasi seda 400 000, mille Tõnis tema kontolt ära võttis, enda kontole kandis. Ja Tõnis heidab talle ette, et sa võtsid mu 10 aasta elutöö ära ja ütleb lapsele, et esimesel aastal sa ei olnud midagi väärt. 17 miinus 10 on 7, ehk ta ütleb oma lapsele, et 7-aastaselt sportides sa ei olnud midagi väärt. Ja kui Tõnis ütleb Kellyle, et sa võtsid mult kõik ära, siis Kelly ütleb vastu, aga kui ma poleks seda tagasi küsinud, siis oleksid ju sina minult kõik ära võtnud. Ja selle peale Tõnis hakkab manipuleerima, et aga kõik, mis on vanema oma, on lapse oma, ainult et see ei ole tõsi. Ei juriidiliselt, ei moraalselt. See ei ole tõsi. Ja kas te arvate, et täna näiteks Tõnis annaks vabatahtlikult Kellyle tagasi seda 400 000, kui Kelly poleks õigel ajal seda tagasi küsinud? Siiralt kahtlen selles. Esimese aastast olid see 0 väärt. Ma olen kogu seda asja üles ehitanud. Ja ma ütlen, et ma olen veerand väärt. Paktika. See on siis siin täiskasvanud mees, kes oma 17-aastasega kaupleb. Aga avalikkuse ees on Tõnis ikka ohver. Ja kurb on see, et meedia on lasknud sellel kõigel juhtuda. Meedia on andnud Tõnisele platvormi tema vale juttude levitamiseks ja pole osanud elementaarseid küsimusi esitada Tõnisele. Avalikkuse seas levivad täiesti valed arusaamad sellest, mis on toimunud seal peres rahadega. Ja Tõnis loomulikult on see, kes võidab sellest vale narratiivist. Tema mängib ennast ohvriks, kuigi tema on reaalselt see vend, kes ütles oma 17-aastasele lapsele, et ma olen väärt 20 tonni, aga okei, ma lepin, kui sa annad mulle 10. Sest tema on välismaa treener. Ma ei tööta Eestis. Ma ei tööta Eestis. Ehk Tõnis arvas, et tema isiklikult oleks pidanud saama 100 000 eurosid, mida maksid sponsorid, kes sõlmisid lepingu Kellyga. Ja selle kohta esitati kriminaalmenetluse raames tõendeid, mis näitavad, et lepingu pooleks on olnud Kelly, keda on esindanud seadusliku esindajana Tõnis, sest et Kelly oli alaealine. Kelly ei saanudki ise üksi niimoodi neid lepinguid sõlmida, teda esindas tehingu tegemisel isa, aga leping oli Kelly nimel. See tähendab, et nii õigused kui kohustused sealt tulid Kellyle. Kelly oli see, kes pidi neid kohustusi täitma ja kes sai sellest sponsorraha. Aga Tõnis arvas, et tema peaks selle raha endale saama. Minu hinnangul on ka selge vaimne väärkohtlemine see, kui vanem teadlikult ja sihilikult valetab lapsele, et temaga manipuleerida. Näiteks valetas Tõnis Kellyle selle kohta, et kõik lepingud on Tiim Sildaru nimel. Tiim Sildaru, lepingud kõik Tiim Sildaru nimel täna. Kõik lepingud on Tiim Sildaru nimel. Mina olen Tiim Sildaru kapten täna ja mina otsustan. Ainult, et sellist asja ei olnud juriidiliselt olemas. Oli MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi, aga Kellil oli seal 0 rolli, ta polnud seal mitte keegi ja lepingud ei olnud MTÜ nimel. Lepingud olid Kelly nimel, mitte MTÜ nimel, ehk Tõnis konkreetselt valetas oma lapsele, et temaga manipuleerida, et survestada teda, et sul ei ole niikuinii mingit kontrolli siin, need on kõik tiimi nimel. Kui need on kõik tiimi nimel, Tõnis, siis miks sa siin tundide kaupa oma lapsega kaupled, et tasu saada? Kui need on kõik tiimi nimel, sa oleks saanud MTÜ-st endale palka maksta. Aga millepärast ta ei maksnud endale MTÜ-st palka? Sest tegelikult polnud asi kunagi palgas. Asi oli nähtuses, mida saab nimetada MTÜ-tamiseks, aga sellest täpsemalt järgmine kord. Siin veel nii palju, et Tõnis sohutas last ka selle jutuga, et ta justkui poleks midagi teeninud. Ma olen kogu seda asja üles ehitanud ja ma ütlen, et ma olen veerand väärt. Paktika. Mille tasuta töötama? Sa pole tasuta töötanud? 500 eurot kuus. No, aga see ei ole tasuta ju. Ja sul on oma treeneri toetuse ja okal, mis tuli selle MM-tiitli pealt. Aga esimesed 8 aastat töötasin tasuta siis veel. 500 eurot kuus või? Aga ma ka kaida ju. Kuidas? Sul on täna 500 tonnine maja. Sul on 500 tonnine maja. Sa käisid tööl ju. Sa käisid tööl, sa teenisid palka. Ma tegin 2 tööd. No, suurepärane. No, aga ühe töö sai 0 palka. Nüüd ma võin ära minna, nüüd on see asi asja korras. Mine perse. Ma ei tea, kõik oma raha, mis ma olen teeninud, lihtsalt see ära. Kas see on vale? Tõnis sai kuradi korralikult raha aastate jooksul korralikult ja seda raha pole talt keegi kunagi tagasi küsinud. Ei küsi ka.
Tõnis ei ole siin ohver, Tõnis on toimepanija. Nüüd üks haigemaid meediamanipulatsioone, mis siin saagas on toimunud, lisaks siis sellele, kuidas Tõnis Henri Sildaru nime alt postitab Facebookis, toimus 2024. aasta täistunni saates. See saade reklaamiti välja kui Tõnise lugu. Tõnis nüüd räägib meile oma versiooni toimunust, ainult reaalsuses lükati seal rohkem pulti 17-aastast Henrit ja siin on nii mitu kihti vaimset väärkohtlemist, nii tütre kui poja, sest sealt on selge ja ma nüüd näitan teile, tõendite pinnalt näitan teile, et Tõnis valetas Henrile, kes seetõttu esitas valeväiteid televisioonis. Mina eeldan, et Henri ei teadnud päriselt, kuidas rahadega loodan. Mina eeldan, et tema rääkis seda, mida tema isa talle rääkis, aga lõppkokkuvõttes Tõnis valetas pojale, valetas avalikkusele, valetas saatejuhile ja Tõnise valetamise pärast esitas ka Henri selles saates valeväiteid. Võtame selle 2024 täistunni saate üksipulgi ette, mõned nüansid jätan viimase video jaoks, aga suuremad valed katame praegu ära, sest see on siin täiesti vaimse väärkohtlemise teema. Meesperele teeb aga enim muret, et kohtuvaidlustes on Tõnis Sildaru sõnul Kelly ütluste tõttu juba ligi 4 aastat arestitud ka Henrile kuuluvad sponsorrahad, mis takistavad noorel andekal poisil olümpiale jõuda. See on täiesti vale. See on laus vale. Nagu ma enne teile selgitasin, siis Kelly Sildaru esitas kriminaalmenetluse raames tsiviilhagi, millest ta nõudis välja veidi üle 200 000 euro, mis kanti sinna MTÜ-sse lepingute pinnalt, mis olid sõlmitud Kelly Sildaru nimel. Kelly Sildarule mõeldud sponsorrahad kanti MTÜ-sse ja Kelly küsib tagasi nüüd seda raha, mis kanti MTÜ-sse tema lepingute pinnalt. Kusjuures Henri Sildaru ise andis ütlusi, millega ta kinnitas, et tema sponsorrahad ei saanud kokku olla rohkem kui 100 000. Henri rahad jäid alla 100 000 piiri ja kuna MTÜ-s on rohkem raha kokku kui Kelly nõue pluss 100 000, siis järelikult ei saanud Kelly nõue kuidagi mõjutada Henri sponsorrahasid. Ja kui Kelly üritas teada saada, et mis tema rahadega MTÜ-s tehti, siis saadeti ta pikalt. Raamatupidaja ütles talle, et sa ei ole siin mitte keegi, sa pole isegi mitte liige siin MTÜ-s, liikmeks teda ei võetud, kuigi ta avalduse tegi. Täielik must kast, sinu rahad on sinna läinud, 100 000 lepingutest, mille nimel sina tegid tööd, sina nägid vaeva ja need on kõik nüüd seal MTÜ-s kinni. Sellest kõigest räägime täpsemalt järgmises videos, tuleme nüüd selle vale väite ümberlükkamise juurde. Vale väide on siis, et Kelly tsiviilhagi kuidagi mõjutas Henri sponsorrahasid, täiesti vale. See arest ei mõjutanud suuremat summat MTÜ kontol kui Kelly nõue. 11. juuli 2020 tegi Harju maakohus määruse, mis ütles, et tuleb arestida tsiviilhagi tagamiseks MTÜ arvelduskontol olevatest vahenditest 211 207 eurot ja 81 senti. Ehk kohtumäärus nägi väga selgelt ette, et ainult see summa tuleb arestida. Muud vahendid jäid vabaks. Aga Tõnis teeb siin täistunni saates näha, et kuidagi ikkagi ei saa nemad neid rahasid kasutada. Tõnis Sildaru näitab meile X Dubai sponsorlepingut, kus on kirjas, et raha on mõeldud Henrile, kuid kasutada nad seda ei saa. Tõnis ja Henri on enda sõnul pöördunud sponsorraha vabastamiseks nii prokuröri kui isegi spordiorganisatsioonide poole, kuid abi pole saanud. Uurimusorganid on tänaseks juba menetlenud seda circa 4 aastat. Oot, stopp, ma pean korra jälle vahele segama, sellepärast et peatume korra sellele, et miks see menetlus nii pikalt kestis. Sest et Tõnis esitas Kelly Sildaru vastu hagi, millest ta üritas väita, et neil oli oma väikeste lastega seal seltsingu leping ja kõik oli ühine pereäri ja mida kuradi iganes. Ja loomulikult kohtud saatsid ta pikalt. Sellest räägime täpsemalt järgmises videos majandusliku väärkohtlemise kohta, aga ette saaks aru, menetlus venis Tõnise enda tsiviilhagi tõttu, sest kui prokuratuur heidab talle ette, et kuule Tõnis, sa võtsid lapse vara ja omastasid selle, pöörasid selle nii enda kui kolmandate isikute ehk eelkõige selle MTÜ kasuks, siis Tõnis üritas väita ei, tegelikult see oli kõigi meie vara või mulle kuulus veerand sellest või mis iganes täpselt argument oli tsiviilkohtus, aga ta kaotas tsiviilkohtus. Ta kaotas maakohtus, kaebas edasi ringkonnakohtusse, ta kaotas ringkonnakohtus ja üritas kaevata edasi riigikohtusse, aga riigikohus ei võtnud tema kassatsioonimenetlusse. Riigi teatajast on näha, et see ringkonnakohtu lahend tehti 10. juunil 2022, aga see jõustus alles 5. detsembril 2022, mis tähendab, et Tõnis kaebas selle edasi, riigikohus kaalus, kas võtta menetlusse või mitte ja lõpuks otsustas ei, persse see Tõnis oma absurdi argumentidega ei võtnud menetlusse, et Tõnis kaotas selle vaidluse, see lahend jõustus alles 2022 lõpus, mis tähendab, et tegelikult Proks ei liikunud selle asjaga edasi enne kui aastal 2023, mis tähendab, et selleks hetkeks, kui Tõnis vingus seal saates, et oi juba 4 aastat menetletud, siis tegelikult selleks hetkeks oli põhimõtteliselt aasta menetletud, natuke otsa, sest Tõnis ise vahepeal hoidis seda asja pausil oma tsiviilhagiga. Proksil polnud ju mõtet edasi minna omastamise süüdistusega ajal, kui Tõnis üritab tsiviilkohtus väita, et tegelikult mingi osa sellest varast oligi tema oma. Aga ei olnud. Kaua veel kohtus läheb,
Henri saab lihtsalt ühel hetkel karjäär läbi, et see võib-olla on kõige valusam. See arest ei puudutanud mingeid konkreetsetest lepingutest tulenevaid konkreetseid summasid, vaid arestimäärus ütles, see summa kontol arestida. Kõik. Nagu öeldud, siis Henri Sildaru ise kinnitas, et tema rahasid seal kokku ei saanud olla rohkem kui 100 000 ja selles samas saates näidatakse meile MTÜ pangakonto väljavõtet, mis näitab, et MTÜ pangakontol on rohkem raha kui kellinõue pluss 100 000, mis võiks olla maksimaalne Henri rahade summa ja siis jääb üle ka veel. Meile näidatakse siin kuvatõmmist, et broneeritud oli 211 225 eurot ja vabu vahendeid 104 000 eurot. Milles siis probleem? Siis juhtus selline lollakas asi, et saatejuht läks Tõnise valedega kaasa ja väitis avalikkusele seal saates, et neid vahendeid seal kontol ei saa mingil põhjusel kasutada. Tekib küsimus, miks Tõnis ja Henri Sildaru vaba raha ei kasutanud. Tutvudes MTÜ pangakontoga selgub, et vabu vahendeid on kontol tõesti üle 100 000 euro, aga arestimise tõttu on kontole määratud kasutuslimiidiks ehk summaks, mille ulatuses võib kontol olevat raha kasutada 0 eurot. Oleks Elo mõttuslepik vaid küsinud SEB pangalt, et mida see tekst seal tähendab. Mida osad ajakirjanikud üritasid teha? Nad üritasid küsida SEB pangalt, aga nad tegid seda natuke valesti, sest nad küsisid konkreetse MTÜ kohta ja sellisele küsimusele ei saa pank vastata, sest et pangasaladus. Pank ei saa sulle anda aru mingi teise isiku, näiteks MTÜ, pangakontoga seotud asjaolude kohta. Mida oleks saanud küsida? Oleks olnud see, et mida see tekst tähendab sellises olukorras, kui on vabu vahendeid üle 100 000, aga kasutuslimiit on 0. Mida see tähendab, kas siis ei saa neid kasutada või? Õnneks üks loll otsustas seda teha ja küsis SEB pangalt, tere, kas võiksite palun selgitada, mida tähendab SEB pangas järgnev hoiatus? MTÜ konto on teatud summa ulatuses arestitud, kuid vabu vahendeid justkui peaks olema, kuna kontol olev kogusumma on oluliselt suurem kui arestitud summa. Eks nagu sellel kuvatõmmisel, mida seal saates näidati, üle 300 000 euro on kontol, 211 midagi on arestitud ja vabu vahendeid on üle 104 000 euro, et nagu mis värk on, miks kasutada ei saa. Samas internetipangas avaneb punane hoiatuskastike tekstiga. MTÜ kontod on arestitud. Kontole on määratud kasutuslimiit, summa, mille ulatuses võib kontol olevat vara kasutada, ajaliselt kõige esimesena määratud aresti järgi 0 euro ulatuses. Ma ei saa aru, mida tähendab see kasutuslimiit 0 euro ulatuses olukorras, kus vabu vahendeid MTÜ kontol on oluliselt rohkem kui arestitud summa suurus. Kas ülejäänud kontol olevat raha ei saagi kasutada? Kas võiksite seda palun selgitada? Ja loomulikult SEB pank, nagu kord ja kohus selgitas seda ja kirjutas. Internetipangas kuvatav teade kasutuslimiidist 0 euro ulatuses tähendab, et aresti alla kuuluvat summat ei saa kasutada. Aresti alla kuuluvat summat ei saa kasutada. Arestitud summa oli 211 000 midagi, sealt ei saa mitte midagi kasutada. Tolle summa kasutuslimiit on 0. See ei piira ülejäänud kontol olevate vahendite kasutamist. Kui kontol on vabu vahendeid rohkem, kui on arestitud summa, on need teie käsutuses tavapärases korras. Soovin teile ilusat päeva. Aitäh Juliale SEB-st, sellepärast et päev oli ilus küll, kui ma sain aru, et täiesti pekkis. Tõnis lihtsalt valetas ja meedia ei kontrollinud või üritas, aga lähenes vale nurga alt. Kui kontol on üle 300 000 ja sellest on arestitud 2/3, siis selle ülejäänud 1/3 kinnihoidmine oleks räme omandi õiguse rikkumine. Ja te tahate mulle öelda, et 4 aastaga, arest oli juuli 2020, see täistunni saade on kunagi kevade lõpus 2024, et 4 aastaga Tõnis Sildaru ei saanud seda asja korda või kas ta on nii saamatu või? Võib-olla on, aga reaalsus on see, et siin on veel tõendeid. See pole ainult SEB panga vastus, mis tõendab, et Tõnis valetas. Kuigi jätkuvalt ma rõhutan, et eluliselt ei ole usutav, et Tõnis Sildaru ei saanud seda asja korda. Muidugi tema ei olnud seal MTÜs ametlikult keegi. Tema e-posti aadress on küll seal kontaktina alati märgitud, aga ta ei ole kunagi juhatuse liige olnud. Juhatuse liikmed olid ühed teised mehed. Aga kui Tõnis niimoodi väidab siin saates, siis Tõnis pidi ju tegelema sellega. Aga tõendeid on veel. Ma tuletan meelde. Arest tehti 11 juuli 2020. Need 211 000 eurot arestiti seal kontol 11 juuli. Tõnis ütleb, et sellega läks kuidagi terve konto lukku, sest näitas meil seal seda kasutuslimiit 0 eurot, mis tegelikult ei tähenda seda, mida Tõnis ja Elo mõttuslepik väitsid, et see tähendab. Aga kui konto oli lukus, kuidas on võimalik, et pärast aresti 4. septembril kannab MTÜ ühele advokaadibüroole umbes 1,5 tuhat eurot ja pärast seda veel hiljem oktoobris, 15. oktoober kannab MTÜ Tõnis Sildaru kontole umbes 2000 eurot ja 18. oktoober kannab MTÜ Tõnis Sildaru kontole 5 tonni.
kui MTÜ kontol olnud raha oli tervikuna lukus, nagu Tõnis seda väitis siin saates, siis kuidas kurat sai MTÜ kanda pärast selle summa arestimist kontol veel raha advokaadibüroole ja peaaegu 7000 eurot Tõnisele endale? Väga lihtne. Tõnis valetas. See raha ei olnud lukus ja Tõnis teadis, et ta valetab, sest Tõnis ise sai sealt MTÜ-st veel raha pärast selle summa arestimist MTÜ kontol. Ehk Tõnis valetas lihtsalt tuimalt. Võtame siin veel faktid kokku. Henri Sildaru kinnitas käimasoleva kriminaalasja raames, et tema sponsorrahad kokku ei saanud olla summas rohkem kui 100 000. Tema raha seal MTÜ kontol pidi olema alla 100 000. Siin saates näidati meile, et kontol oli rohkem kui 100 000 üle pärast selle summa aresti, mida Kelly tagasi nõudis. Ehk raha oli mõlemale, nii Kelly raha kui Henri raha. Ja Henri raha oli vaba kasutamiseks. Seda sai kasutada, mida tõendavad esiteks SEB selgitus selle kohta, mida see punane tekst kasutuslimiidi kohta tähendab. Ütlen veel kord, see tähendas seda, et sellest arestitud summast, sellest 211 000 ei saanud midagi kasutada. Sest vahel on niimoodi näiteks, kui tavalise inimese konto arestitakse, siis sulle peab ju elamiseks raha jääma. Siis pannakse mingisugune kasutuslimiit ehk mingit summat sa saad kasutada, kuigi su konto on aresti all. Aga olukorras esiteks, kus raha on rohkem kui arestitud summa, arestitud on kindel summa, kont on rohkem raha, siis puudub vajadus kasutuslimiidiks, sellepärast et sul on ju seal vaba raha ja nagu SEB Pank rõhutas, siis see kasutuslimiit 0 puudutas seda 211 000 arestitud eurot, aga mitte seda 104 000 pluss eurot, mis oli vaba kasutamiseks. Ja Tõnis teadis, et seda sai kasutada, sest ta sai ise veel pärast aresti ligi 7000 eurot selle MTÜ käest. Järelikult Henri sponsorrahade kasutamine ei olnud mitte kuidagi takistatud Kelly tsiviilhagi tõttu. See on vale, mida Tõnis Sildar on teadlikult, tahtlikult ja sihilikult levitanud, et mängida avalikus tütre vastu. Tõnis ei ole kuidagi inimene, kellele siin kaasa tunda. Tõnis lihtsalt tahtis oluliselt rohkem, kui ta sai, sest Tõnis on ihne raisk. Aga ta kasutas nüüd oma poega selleks, et ohvriks mängida ennast. Ütles, et oi, aga ne poeg ei saanud sportida. Ja kõige kuradi kurvem, ja see on nüüd veel eriti nõme ja eriti haige vaimne väärkohtlemine on see, et ta suutis ka Henrile selle vale maha müüa. Henri siiralt arvas, et ema ja õde üritavad teda takistada. Ma arvan, nad lihtsalt tahavad võib-olla natukene takistada meid, et meil hästi ei läheks. Ei, kallis laps, su ema ja õde ei taha sind takistada, miks nad peakski. Mida ema tegi? Pani jala maha, kui Tõnis tahtis saada 6000 pluss käibekas iga kuu poja sponsorrahadest aastal 2021, kui poeg oli 15 ja ei olnud veel selliseid rahasid taga. Mida Kelly tegi? Küsis enda nimel sõlmitud sponsorlepingutest MTÜ-sse kantud raha tagasi ja seal oli kokku rohkem raha kui Kelly nõue pluss Henri sponsorrahad. Täielik kuri hülgevask. Ehk kui saatejuht siin Kelly esindalt küsis, et kas Tõnis valetas, siis... Nii et Tõnis Sildaru valetab. Praegusel hetkel minul niimoodi paistab küll. Veel valjemini palun. Jah, Tõnis valetas ja teadlikult ja sihilikult ja tahtlikult. Ja ma ütlen, kõige kurvem on see, et Tõnis suutis Henrit veenda selles vales. Selline valetamine ja manipulatsioon poja suhtes on ka väga selge ilming vaimsest väärkohtlemisest. Tõnis valetas nii oma pojale kui ka avalikkusele. Aga sellega Tõnise valet siin ei piirdunud. Lisaks hakkas ta Kellyt süüdistama sellest, et tema vend 2022 olümpiast kõrvale jäi. Vahendite nappuse tõttu jäi Henri kahjuks eemale 22 olümpia. Või et vahendite nappuse tõttu või? Ma just tõendasin teile, et MTÜ Kelly ja Henri Sildaru suusaklubi kontol oli vabu vahendid 104 000 eurot. Kas seda on vähe või? Lisaks, see oli ainus MTÜ, kus oli raha, mida oleks saanud kasutada sportimiseks. Mäletate seda MTÜ-d Paeokka? Vaadake äriregistrist Paeokka MTÜ majandusnäitajaid. Okei, ma korraks hüppan detailide juurde, kes teist ise ei viitsinud vaadata äriregistrist MTÜ Paeokka majandusnäitajaid, siis nende majandusaasta aruandest on näha, et ajavahemikul 6. detsember 2021 kuni 30. aprill 2022, sel ajal oli sinna MTÜ-sse laekunud annetusi ja toetusi kokku summas 42 222 eurot. Ja Tõnis räägib mingisugusest rahaliste vahendite nappusest. Seal oli laekumisi küll ja küll. Seal oli raha, aga mis veel olulisem, Henril oli 2021 aasta lõpus vigastus ja meedia ka kajastas seda. 14. oktoober 2021 kirjutab Delfis Madis Kalvet, et Henri Sildaru jääb vigastuse tõttu MK-etappidest eemale, ohus on ka olümpiapääsme püüdmine. Ja siin Tõnis Sildaru selgitab, et kas püüda paberil teoreetilist olümpiapääset või vaadata pikka plaani ja tõsta enda taset. Lennujaamade vahel joostes taset ei tõsta. Oleme ise keskis arutanud, et tegelikult on Henri olümpiale pääsemine reaalne paberil ja võib-olla on 15-aastasele hoopis hea kõvasti trenni teha ja jalad maa peal hoides oma aega oodata. No kurat, Tõnis oleks võinud Erki Noolelt nõu küsida, Erki Nool oleks öelnud, et ortoosiga saate ikka medali. See selleks. 0
0 sõna sellest, et vahendeid pole. Ja te võite öelda, no võib-olla ta ei tahtnud siis nagu meedias rääkida sellest, et raha pole. See ei ole eluliselt usutav, et Tõnis Sildaru ei tahtnud meedias öelda, et raha pole. See ei ole eluliselt usutav, aga nagu öeldud, raha oli. MTÜs Kelly ja Henry oli sitaks raha, mida oleks saanud kasutada ja raha oli ka teises MTÜs. Enne MTÜ konto aresti juulis 2020 oli seal kontol üle 275 000 euro. Arest oli 211 000, mis tähendab, et sinna MTÜsse juba ainuüksi jäi tol hetkel üle 60 000 euro vabu vahendeid, millest 7 000 kanti pärast aresti veel Tõnisele. Rääkimata siis sellest teisest MTÜst, kus oli ka väga palju raha. Kuhu see raha sealt läks, mida sellega tehti, see on teine küsimus. Henry vastustest siin intervjuus on selge, et Tõnis valetas talle ka, sest Henry siin tõsimeeli arvab, et neil pole õe pärast 10 000 eurot, et minna treeninglaagrisse enne olümpiat. Olümpiaks punktide kogumine hakkab augustis, et Uus-Meremaal. See on niisugune päris kaugel ja suht suure kuluga reis. Palju sinna siis peaks raha minema? Äkki niisugune umbes 10 000 eurot. 10 000 eurot. Ilmselgelt ta on laps, tema ei vastuta selle eest, et tal on paskaetud. Ma rõhutan üle, Henry ei ole siin milleski süüdi. Tõnis Sildaru on väga selgelt Henrile valetanud, kui Henry arvab, et neil pole 10 000 eurot treeninglaagri jaoks. Ja sel hetkel, kui see intervjuu toimub, siis majandusaasta aruande järgi oli 31. mai 2024 seisuga seal Kelly ja Henry suusaklubi MTÜs vara kokku 318 000 eurot. Arest puudutas sellest 211 000 eurot, mis tähendab, et seal oli vara enam kui 100 000 euro ulatuses ja Tõnis ise siin saates näitas meile seda kuvatõmmist, et kontol, pangakontol oli vabu vahendeid 104 000 eurot. Selles ühes MTÜs, rääkimata rahadest teises MTÜs. Mõelge nüüd selle peale. Aastal 2021 saadab keegi Henry nimelise meilikonto alt Suusaliitu nõudmise, et Suusaliit peaks Henry sponsorrahadest maksma Tõnise treeneritasu eest 6 tonni pluss käibekas 6. Ühes 6 tonni pluss käibekas ja aastal 2024 arvab Henry, et neil ei ole 10 tonni treeninglaagri jaoks. Jällegi Henry ei ole selles süüdi, selles on süüdi Tõnis. Ilmselgelt Tõnis valetas oma pojale. See absoluutselt oli olemas 10 000 eurot. Ja siit tuleb väga-väga valusalt esile, kuidas Tõnis Sildaru mõlemat last vaimselt väärkohelnud, mängides nad teineteise vastu. Valetades Henrile, et õde kuidagi takistab tema sportimist või ema takistab tema sportimist. Valetades Henrile, et neil ei ole raha sportimiseks õe tsiviilhagi tõttu. Asetades Henry olukorda, kus tema teadmatult ja tahtmatult valetab avalikkusele, sest isa on talle valetanud, sest tema usaldab oma isa. Aga ta ei oleks tohtinud oma isa siin usaldada, sest tema isa on valetaja. Siis räägitakse seal saates ka sellest majast, millest minagi olen teile rääkinud täna. Tõnis ise endal süüd ei näe, kuna tema sõnul pole arvesse võetud, et ta oli korraga nii tütre treener, logistik kui ka sponsorrahasid välja ajav mänedžer. Oot, stopp. Peatume korraks selle väite juures, mida Tõnis ka ise on pidevalt korrutanud, et tema oli mänedžer, tegi kõike. Lubage, ma tsiteerin Tõnis Sildaru enda sõnu, mis on avaldatud Eesti Päevalehes 16. oktoobril 2015. Tõnis ütles, meie firmasid ei otsi ja lepinguid ei sõlmi. Seda teeb ameeriklasest mänedžer Michael Spencer, üks nimekamaid selle ala mehi. Tema leiab parima partneri ja kaupleb välja sootsa kontrakti. Seni oleme tema tööga igati rahul. Koostöö Spenceriga algas 3 aastat tagasi, mis tähendab siis 2012, kuna need sõnad on öeldud 2015. Ehk Tõnis enda sõnade järgi algas nende koostöö välismaise mänedžeri Michael Spenceriga 2015 -3 ehk siis 2012 ajal, mil Kelly oli 10 ja alates sellest, kui Kelly oli 10-aastane, oli tema mänedžeriks Michael Spencer. Kordan veel kord, Tõnis ütles, meie firmasid ei otsi ja lepinguid ei sõlmi. Ehk siis, mida see tähendab, et Kelly pidi maksma mänedžeri tasu nii mänedžerile, kelleks oli Michael Spencer Tõnise sõnul, kui ka Tõnisele. Ning ehitati ka elumaja, mille omanik on tänaseks Kelly. Tõnisel oli 10 miljonit ametit ja ta oleks olnud väärt 20 000 eurot kuus, sest tema on põhimõtteliselt treener Šveitsis. Ma ei tööta Eestis. Ma ei tööta Eestis. Aga see, kuidas saatejuht siin ütleb, jah, et maja on tänaseks Kelly oma. Aga miks? Kuidas me siia jõudsime? Me jõudsime selle olukorrani seeläbi, et Kelly küsis isalt tagasi seda 400 000 eurot, mille Tõnis oli lihtsalt Kelly kontolt endale kandnud. Kuna Tõnisel seda raha eelduslikult tagasi anda polnud, siis kompromissi korras sai Kelly maja omanikuks. Ehk see jutt sellest kuidagi, et Tõnis andis Kellyle maja. Kelly pidi kohtusse minema, et oma raha tagasi saada ja sai maja sellepärast, et Tõnisel ei olnud seda raha enam tagasi anda. Ja kus juures see, kuidas Tõnis üritas oma last sohutada ja talle valetada ja talle kärbseid pähe ajada selleks, et see maja ikkagi Tõnisele jääks, see on omaette vaimse vägivalla kategooria. Kuulake nüüd seda vestlust 16-aastase ja tema täiskasvanud
ilmselgelt isa on täiskasvanud, aga 16-aastase ja tema isa vahel. Otsimislahendus, tulegi tagasi. aga siis on maja sinu oma ju. Kõik, mis on minu on ka lasta. aga maja on saadud sellel ja mina näen, et me kõik oleme seda väärt. Sina näed. Mina näen, jah. Mina ei näe. Mitte kunagi. Ma olen nõus alla kirjutama, ma ei näe mitte kunagi. Kui sa niimoodi teed, ma ei taha seda eluks ajaks meelde. Ma ei jähkan, see on fakt. Minu pärast võtta hagi tagasi ja ma võin kirjutada sulle käsitsi paberi, kus ma ütlen, et kõik on nendele. aga mis see muudab, kui ma hagi tagasi võtan? Ma kirjutan sul käsitsi paberi. aga praegu ei või kirjutada käsitsi paberit. Kohtule või? või ei, nagu me peame... Ma ei taha kohtule vastata, ma üldse kohtus öelda. Isa survestab teda, et võta hagi tagasi, ütleb kirjutame maja kõigi nimele ja ütleb, et ma kirjutan sulle paberi peale. Võta hagi tagasi, siis ma kirjutan. Tütar küsib vastu, et aga miks ma enne pean hagi tagasi võtma, et kirjutame siis enne korralikult kõigi nimele. Ja Tõnis keeldub ja ütleb lõpuks oma 16-aastasele tütrele, et aja sina asjad korda. aga see ei ole ala see, et me kirjutame sahtlisse, et kõigil on nii palju, see tuleb ikka nagu seaduslikult teha. See on seaduslikult, tead või? Kui tead, et kui ma kirjutan meilis, et see on 25% sinu, siis kohtus on see 25% sinu. Kõik rohkem pole vaja elus. ja no me peame kirjutama majale meie nimele niimoodi. Ma kirjutan käsitsi alla. ei, aga miks ei kuskil andmetes kirjas olla, et 25% on Tõnis Sildaru? Paberit korda ja ma kirjutan alla. Ma annan ainult allkirja sulle, ma muud ei tee sulle, ma ütlesin. Ma annan ainult allkirja, ma ei vasta kohtuga mitte midagi. aga miks? Miks või? Jah. Sest ma ei käi mööda DNA-ri. Tõnis valetas siin lapsele. Ütles, et see kehtib küll, kui ta kirjutab sahtlisse paberi, et maja on kõigi oma. Ei kehti, see on vale, ta valetas oma lapsele. Kinnise asja puhul nii ei ole, kinnise asja puhul lihtsalt paberile kirjutatud kokkuleppe ei loe mitte kottigi. Aga ta niimoodi sohutas oma last, 16-aastast last, et see maja jääks ikkagi ainult talle. Ütleb 16-aastasele aja sina paberit korda. Mina kohtuga ei suhtle. Kujuta ette, et sa üritad oma 16-aastasele tünga teha, et sa saaks endale jätta 400 000 eurot, mille sa temalt ära võtsid. Kellil ega Henril ei olnud võimalik osta lennupileteid või autot rentida lennujaamasse läinud täiskasvanud inimesel, nii et pere ühisel kokkuleppel jah, me kandsime need vahendid, mina kandsin need vahendid endale ja selliselt majandasin, et kuna ma ise ei käinud ka enam palgatööl, et hommikust õhtuni tegelesin ainult laste suusatamisega, siis see vahendid kulusid laagrite ja kodus olmekuludeks. Jah, sa ei käinud enam palgatööl, aga sa ei maini seda, et sa said suusalidust palka, retsides summades päevarahasid ja 10 000 eurosid preemiates ja toetustes. Keskmiselt perioodil 2015–2019 ligikaudu 2500 eurot neto. Ja see jutt sellest, et kellilt võetud raha läks lennupiletite peale on ka hülgevask. Selleks olid vahendid Suusaliidus ja MTÜs. Seda raha ei olnud vaja võtta lapse kontolt. Ja need valed muidkui jätkuvad siin. Siis näidatakse meile kuvatõmmist maksekorralduse kohta ja mitte otse, aga peaaegu otse öeldakse, et ema võttis Henrilt raha ära, andis selle Kellile. Tõnis Sildaru sõnul kanti emadepäeva järgsel hommikul Henri kontolt, millel oli ligipääs ka näiteks Henri emal, ära üle 70 000 euro ja raha läks Kelli kontole. Tõnise sõnul oli raha mõeldud poisi olümpiaks ettevalmistuseks. Ja millegi pärast saatejuht isegi ei pööra tähelepanu selgitusele siin ülekandes. Selgitus ütleb, et tegemist on tagasikandega. Ja teate miks? Sest Tõnis ise omavoliselt võttis tütre kontolt raha ja kandis selle poja kontole. Aastal 2019 kandis Tõnis Sildaru Kelli kontolt Henrile kokku 89 900 eurot ehk peaaegu 90 000 eurot kandis Tõnis Kelli kontolt Henri kontole aastal 2019. Ja siis täistunnis jätakse mulje, et kuidagi Henrilt võeti alusetult midagi ära. See raha poleks sinna kontole pidanud jõudmagi. Ja jutt sellest, et see oli kuidagi olümpia ettevalmistuse raha olukorras, kus sportimiseks oli raha MTÜs olemas. Täielik hülgepask, täielik vale ja kurb on see taaskord, et on suutnud ka pojale selle vale maha müüa. Oleks saatejuht siin kas või küsinud Tõniselt, et oot, siin on kirjas tagasikanne. Mida see tähendab? Mis mõttes tagasikanne? Aga ei, lihtsalt antakse talle võimalus leelotada oma valesid edasi. Siis räägitakse meile, kuidas Henril on olnud raskusi uute sponsorite leidmisega selle avaliku peretüli pärast. Henri sõnul on tal olnud peretüli tõttu keeruline ka uusi sponsoreid leida, kuid see tüli ei näita raugemise märke. Ma tuletan meelde, Tõnis Sildaru oli see, kes tahtis, et kogu see asi oleks avalik. See oli Tõnis Sildaru, kes seda tahtis. Ja et kui selle avaliku tüli pärast on raskusi sponsorite leidmisega, siis see on Tõnis Sildaru süü, mitte kellegi teise, sest tema tahtis, et see oleks avalik. Aga jällegi, millegi pärast saatejuht isegi ei maini seda, et oot,
Tõnis, kes tahtis, et see oleks kõik avalik? Kas olid sina? Siinkohal tervitan taas kord neid inimesi, kes vinguvad, et miks see kõik on avalik, aga sellepärast, et Tõnis tahtis, et see oleks kõik avalik. Ja selline väike mädanenud kirss sitatordil siia lõppu sellest saatest. Kui Tõniselt küsitakse, et kas sa oma tütart igatsed ka, veetsite ju pea iga päeva koos 19 aastat või nii, siis ta vastus ei ole jaa. Tunned sa Kellist puudust? See on valus küsimus. Ma ütleks, et meil on Henriga täna väga hästi. Kui sult küsitakse, kas sa igatsed oma last ja su vastus ei ole jaa, siis su vastus on ei. Ja muidugi, Kell ei ole Tõnisele enam kasulik, siis ta peakski teda igatsema, sest ei ole mingit kasu enam. Nüüd kõik need valed narratiivid, see, et Tõnis justkui saanudki mingit tasu, justkui võetakse talt kõik ära, justkui Kelly oleks venna sportimist takistanud, kõik need valed, mida Tõnis on teadlikult levitanud, on viinud selleni, et viimase 5 aasta jooksul pärast seda pealtnägi osa, kus Kelly esimest korda avalikkuse ette tuli sellega, milline ta isa tegelikult on ja kuidas isa teda kohelnud on, Kelly on langenud sõimulaviini alla sotsiaalmeedias ja see on ikka väga rets, mis seal toimub. Mõned kaunid näited teile, millise sõimuosaliseks Kelly on saanud. Näiteks Madis Junson kirjutab, hüppa surnuks, sa egoist. Heigo Manninen kirjutab, loodetavasti kukud ja vigastad end. Kasutaja Arno.A111 kirjutab, rõve pahatahtlik lehm. Ja Martin Virman kirjutab Kellile, Kelly, kuidas saad oma valedega elada? Karma tuleb sinu poole. Kas sa tunned seda juba? Palun keegi öelge Martinile, et ta saatis selle sõnumi valele inimesele. Ta peaks Tõnis Sildarult küsima, kuidas Tõnis oma valedega elab. Kodanik nimega Viljar Tamm kirjutas 11. märtsil Kellile, vihkan sind koos sinu ema ja su koeraga, lugupidamist ja austust väärimata lits koos oma emaga. See ületab igasuguse kuradi piiri. Kui haige peab üks inimene olema, et vihata koera? Milles see koer süüdi on? Selle peale saab Viljar automaatse vastuse Kelly kontolt ja see automaatne vastus on ingliskeelne ja siis Viljar pursib ka inglise keelt ja vastab fuck you and you, ma'am, are you need. Ja siis jätkab Viljar eesti keeles, keda sa lits lased, oma isa ja venda, tule mõistusele, mõtle, Eileen Kuu on edukam kui sina oled sitt, mis haiseb ja väga vängelt, lehm koos oma emaga. On väga selge, et Viljari viha vundamendiks on samuti Tõnise valed. Tõnis on ju loonud selle narratiivi, et õde teeb kuidagi Tõnisele ja vennale liiga. See on Tõnise punutud vale narratiiv, aga muidugi Tõnis ei vastuta nüüd vahetult ja otseselt sellest, et mingisugused poolearulised Viljarid kuskil sõimamas käivad. Küll aga vastutab Tõnis selle eest, kuidas tema sõimule reageerib. Eelmises videos ma jagasin teiega dokumentaalset tõendit. See oli prokuratuuri otsus jätta kriminaalmenetlus alustamata, kui Tõnis Sildaru esitas möödunud aasta lõpus, 2025 lõpus, oma tütre suhtes kuriteokaebuse väitega, et tema loodud Kelly Sildaru nimeline Facebooki leht on tema oma, kuulub talle ja Kelly on kuriteo toime pannud, et ta ise seal toimetab. Prokuratuur saatis Tõnise pikalt, aga seal on kirjeldatud kuriteokaebuse sisu, kus Tõnis väitis, et temale kuulub ja tema haldab Henri Sildaru nimelist Facebooki lehte. Tõnis nimetab seda fännileheks, aga see ei tähenda seda, mida paljud arvavad, et see tähendab, sest Facebooki enda süsteemi loogika raames on selline professionaalne leht, mitte mingisugune fännileht, mida haldavad fännid või mida kurid iganes, vaid see ongi ärilisel eesmärgil kasutatav leht, mida paljud avaliku elu tegelased kasutavad selleks, et eristada isiklikku kontot oma siis äritegevusega seotud kontost ja kommentaaridest on väga selge, et inimesed arvavad, et see on Henri, nad pöörduvad otse Henri poole. Niisiis, Tõnis tegutseb seal Henri nime all, postitades just, kui ta oleks Henri ja ma ei tea, kas iga postituse kirjutab Tõnis ise või mitte, aga Tõnis on öelnud, et tema haldab seda. See tähendab, et Tõnis kontrollib seda, mis seal toimub. See tähendab, et Tõnis vastutab sellest, mis seal toimub. Mis tõttu ma omistan nüüd kõik seal toimuvad Tõnisele. Kui neid konkreetseid asju, millest ma nüüd räägima hakkan, on keegi teine teinud, siis Tõnis palun lükkaku ümber ja näidaku meile siis, kes seda on seal teinud seal kontol. Igatahes, teades nüüd, et Henri Sildaru nimeline konto on tegelikult Tõnis Sildaru konto, siis vaatame, kuidas reageerib see konto sõimule. Ma toon mõned üksikud näited. Kui Asko Vares kirjutab Eesti kohus on pask ja Kelly mõrd, that's it, siis Henri Sildaru, ma pean tegema nii, Henri Sildaru, tegelikult see on Tõnis, ma ütlen Tõnis. Tõnis Sildaru Henri nime alt vastab 2 rõõmsa emojiga. Üks on selline tagurpidi naeratav ja teine on selline hästi rõõmsalt naeratav. Nii rõõmus, nii tore, keegi ütles Kelly kohta mõrd, nii tore. Ja selle Tõnise Henri nime alt pandud emojide peale siis mingid inimesed on pandud üllatunud näo, et mis kuradi vastus on veits veider. Esiteks, mis kuradi isa niimoodi reageerib oma tütre sõimamise peale ja teiseks, mis kuradi isa reageerib nii oma poja nime alt.
No see on reaalselt mingi kinnise osakonna teema juba. Pearu Neiman kirjutab, no esimene fakt olemas, et need Sildaru naised ajavad pada ja on raha ahned libud. Tõnis Henri nime alt paneb rõõmsa smiley, see. Ja siis käe surumise emoji. Nagu surud kätt selle mehega, et jaa, Pearu, nõustume. Surume nüüd kätt selle peale, et sa sõimasid mu tütart ja mu laste ema raha ahneteks libudeks. Mis kuradi isa niimoodi reageerib, kui tema tütart raha ahneks libuks sõimatakse. Ainuke raha ahne libu selles loos on Tõnis Sildaru ise, kes arvas, et tema peaks 20 tonni kuus väärt olema. 150 tonni aastas. Miks mitte kõik endale, sellepärast et kõik, mis on ju vanem oma on väidetavalt niikuinii lapse oma, nii et andke kõik Tõnisele, küll ta pärast otsustab, kes mida saab. Täiesti psühkäitumine. Ja siis mingitel kordadel sellisele sõimule, näiteks siin Rain Karu kirjutab uskumatu, mida Kelly ja tema ema korraldavad, on ikka raiped. Selle peale siis Tõnis vastab Henri nime alt sellise emojiga, mis on nagu selline läbi kätte vaatav või midagi, või noh, mitte kätte, läbi sõrmede vaatav, kuidagi selline. Neid reaktsioone on päris palju, siis muid näiteid, kui nüüd pere korraks kõrvale jätta, siis keegi Janis Basmanis kirjutab, et valevorstist prokuröri Leeleti email on, ja siis on e-posti aadress, kui keegi soovib talle tänukirja kirjutada. Ja sellele vastab Tõnis Henri nime alt ka nende samade smailidega, et nagu mida kuradit sa oma poja mainega teed? Mida sa teed? Esiteks, kui sa üldse vastad sellisele kommentaarile, siis võiks korrale kutsuda või siis ära vasta. Õnneks siin on normaalseid inimesi ka, keegi Kadri Kugur kirjutab, et otsatult veider on näha Sildarude tüli Tallinna pommitamise ja Nürnbergi protsessi kontekstis. Ma tuletan meelde, see tüli puudutab raha ja Tõnis poja nime alt võrdleb seda märtsi pommitamisega. Norm. Nagu öeldud, need olid mõned näited. Kellel viitsimist on, leiab kindlasti neid veel. Minul sai viitsimine otsa, sest mul läks süda pahaks mõeldes selle peale, et see on Tõnis Sildaru, kes niimoodi kiidab takka oma tütre ja oma laste ema sõimamist ja kohe retsi sõimamist. Ja selle eest, mis toimub Henri Sildaru nimelisel Facebooki kontol, vastutab Tõnis Sildaru. Ta on ise öelnud, see on tema konto, tema haldab seda, see tähendab, tema vastutab selle sisu eest. See tähendab, tema vastutab ka selle sõimu takka kiitmise eest. Üks teine näide vaimsest vägivallast, mida Tõnis Sildaru laste suhtes harrastas, on ähvardamine. Nüüd füüsilise väärkohtlemise ja ähvardamisega seotud kriminaalmenetlusega juhtus midagi veidrat, millest mina senini ei saa aru, kuidas või miks, aga väidetavalt jäi prokuratuur ootama, kuni laheneb tsiviilvaidlus. Tõnis ju hages Kellit oma seltsingu argumendiga, väitis, et kõik on ühine, et nemad oma lastega tegid seal oma seltsingu ja leppisid kõik kokku alaealiste lastega, et nüüd Kelly hakkab raha teenima perele ja nii edasi. Tõnis kaotas selle vaidluse, mis oli ilmselge, ta ei saanukski seda võita. Aga selleks ajaks, kui see vaidlus läbi sai ja kohtuotsus jõustus, olid osad lähisuhtevägivalla asjad juba aegunud. Ja mõnel juhul oli tegemist sõna vastu olukorraga, mis paraku tihti nii ongi perevägivalla juhtumite puhul, mis muudab veel enam frustreerivaks selle, et eelmises videos käsitletud vägivalla episoodi osas ei võetud Tõnist vastutusele, sest seal olid selgelt olemas ka muud tõendid ja seal oli ka tunnistaja, kes küll oli alaealine ja võis toona karta. Aga see on vaid minu spekulatsioon, mina ei tea, mis juttu kannatanu ja tunnistaja seal rääkisid või rääkinud, mina tean seda, et olukorda pealt näinud laps vahendas sündmuse ajal toimuvat ja kiireldas seda kui kägistamist ja tagumist ja kartis enda turvalisuse pärast. Aga see selleks, seoses igasuguste ähvardustega, otseste ja kaudsetega on selline naljaks lugu. Esiteks on naljakas see, et mingeid seikasid Tõnis isegi ei eita, vaid ta presenteerib neid teisiti. Näiteks kui Kelly rääkis sellest, kuidas isa ühes treeninglaagris USAs võttis siis seal kus iganes hotellis või asjas nad olid kööginoa ja käis sellega toas ringi ja Kelly kartis, nagu reaalselt kartis, siis Tõnis ei eita, et ta võttis kööginoa, vaid Tõnis väidab, et ta soovis minna õue oksi lõikama selle kööginoaga treeninglaagris USAs. Sama kuradi hästi oleks võinud Tõnis väita, et ta tahtis minna hotellikööki appi köögivilju lõikuma või midagi sellist, sama usutav. Aga muud ähvarduste osas torkas mulle silma üks asi, mida prokuratuur ütles, kui ta põhjendas kriminaalmenetluse lõpetamist. Nimelt kirjutas prokuratuur, et prokuratuuril puudub veendumus, et tütar tundis reaalset hirmu, et isa hakkab teda peksma või tapab sootuks ära. Pole eluliselt usutav, et Tõnis Sildaru oleks reaalselt soovinud vigastada või tappa enda sissetuleku allikat. See on kuradi luuleline, küüniline. Mõelge nüüd, mida Prokk siin ütleb, et alaealine laps ei pea oma vägivaldset isa kartma sellepärast, et ta on ju isa sissetuleku allikas. Muidugi tänaseks me teame, et 13-aastase Henri suhtes oli füüsiline rünnak tõendatud. Aga Kellile öeldakse, et sul polnud põhjust päriselt karta. See oli ta sissetuleku allikas. Kui Tõnis läks 13-aastasele pojale kallale ja tunniste sõnul kägistas ja tagus teda,
siis on täiesti usutav, et ta võis samamoodi tütrega teha. Ehk eelmises videos käsitletud episood lükkab ka ümber siin prokuratuuri eelduse, et ei olnud põhjust karta. Ma pean siin korra vahele lisama selle, et ma jätsin tähelepanuta selle esimese lause sellest lõigust prokuratuuri otsusest kriminaalmenetlus lõpetada siis ähvardamise ja füüsilise vägivalla osas, sest tegelikult see esimene lause on veel naljakam. Millegipärast ma esialgu sellele tähelepanu ei pööranud, aga nüüd videot töödeldes see jäi mind kripeldama, sest siin nad kirjutavad: soovitus ära surra ei ole kindlasti ähvardamine karistusseadustiku paragrahv 120 kontekstis, vaid üksnes ühe isiku siiani täitumata unistus. Ehk jätke nüüd meelde, et kui sa soovitad kellelegi ära surra, palun sure ära. See ei ole ähvardus. See on täitumatu unistus. Aga okei, üks asi on ähvardamine karistusseadustiku mõttes, teine asi on ähvardamine lapse vaimse väärkohtlemise mõttes. Ka vägivallaga ähvardamine on vaimne väärkohtlemine, meeldigu see internetivanuritele või mitte. Ma olen ise ka juba enda liigituse järgi internetivanur, aga ma mõtlen neid minust veel vanemaid, need, kes kõik räägivad rõõmsalt sellest, kuidas lapsi tuleb peksta ja kägistada, sõimata ja ähvardada, sest esiti ei osata kasvatada lapsi. Aga kes enam ei mäleta, siis 2021 lasi Pealtnägija eetrisse ühe näite Tõnise sõimust tütre pihta. Tule ole vait plikades. See on otseselt mõttes fucking ole vait. Tule sa pastik tõusid. Tule sa lihtsalt fucking ei näe. Sina oled fucking mölakas. See on ausalt. Ma ei taha fuck Kellisega koos usada. Sa fucking ma ei taha. Ma vihkan vahepeal siin ausalt. Ja selle kohta on osad inimesed öelnud, et no mis seal ikka iga lapsevanem vahel plahvatab. Jah, mina olen ka plahvatanud ja iga kord kahetsen seda, vabandan lapses ja ma tahaks öelda, et kõik lapsevanemad ei plahvata, aga ma ei tea, mis teistel kodus toimub, kuid mina kindlasti ei mölliseks siin Tõnise kallal, kui tegemist oleks sellise lapsevanema plahvatusega. Tegemist ei ole lapsevanema plahvatusega kahel põhjusel. Esiteks, üks piir, mida ei tohi kunagi ületada, on see, et vanem ütleb lapsele, et ma vihkan sind. Sest see ütleb lapsele, et vanema armastus on tingimuslik. Kui sa ei käitu nii, nagu ma tahan, siis ma ei armasta sind enam. Ja lapse armastus on see kõige puhtam ja siiram ja ehedam armastus üldse. Laps teeks ükskõik mida oma vanemate armastuse jaoks. Ja üldjuhul on vanemad sellist teadlikud. Ehk kui sa ütled lapsele, ma vihkan sind, siis on rets manipulatsioon. Lihtsalt räme vaimne vägivald, kui sa lapsele ütled, ma vihkan sind. Aga selles kontekstis, siin selle pere puhul on veel olulisem, et miks see toimus, mis kontekstis, mis juhtus, mida hirmsat Kelly tegi, et sellise sõimu osaliseks saada, kus isa ütleb talle, ma vahel vihkan sind. Tal oli tõrkeid trennis käimisega. Milline teine vanem ütleks oma lapsele, ma vihkan sind, kui on probleem trenniga? Vastus on mitte ükski teine vanem, sest üldjuhul vanemad ei sõltu majanduslikult oma lapse trennist ja edukusest. Tõnis ise pani ennast olukorda, kus tema kogu sissetulek sõltus tütre edust ja see oli tohutu surve tütrele. Eelmiselgelt tohutu surve ka Tõnisele endale, nagu siit oli kuulda, sest ta plahvatas ja mitte vähe, aga loomulikult see ei olnud ainus kord. Pealtnägija on kindla formaadiga saade ja seal ei hakata laskma lõputult mingisuguseid näiteid. See ei tähenda, et neid näiteid ei oleks rohkem. Jällegi, need on vaid näited. Mõned näited, et te saaks aru, millest jutt käib. 2018 aastal Uus-Meremaal. Kelly on 16 ja Tõnis ähvardab 16-aastasele lapsele teiste ees kere peale anda. Tule selline, kõik jahtu pähe. Mis teiega toimub? Tuletaan ei suppumaan sul kere peale teiste ees. Tuletaan ei suppumaan sul kere peale teiste ees. Siit on kuulda lapse nõuksumist, ema kutsub lapse sööma, küsib, mis toimub ja siis Tõnis sosistab. Lähme teist tuppa, ma annan sulle kere peale teiste ees. Aga noh, prokuratuur arvab, et Kellil polnud põhjust karta, sest ta oli ju isa sissetulekuallikas. Sealt edasi hakkab Tõnis õiendama Kelliga, kes on 16. Henri oli toona 12 ja isa õiendab, et miks Kelly ei ole kogu aeg Henriga koos. Isa eeldus oli, et nad suusatavadki terve päeva koos. Kelly oli 16. Ta tahtis ka sõpradega koos olla. Täiesti loomulik, aga isa on kuradi vihane. Ütleb, et miks sa Henriga koos ei olnud mäel ja tüdruk on juba endast väljas. Ta juba vestluse alguses on tugevat nuuksumist kuulda ja siis ta jookseb kinni. Ta ei saa sõnu suust välja. Ja isa, mida ta teeb selle peale? Ära nurre teist. Jaa, ma täis sitamea. Hiljem sama vestluse raames ähvardab Kellit, et viskan su korterist välja. Viskan su välja korterist, tahad näha või? Ja muud toredat. Teine näide, 2018 Eestis. Teate, mis on hullult rõve teismelise tüdrukuna? Kui su isa sind päevade pärast mõnitab. Sul viga on päevadel tõesti. Nii uus mõjuvad. Politsi juurde palun ütlub need päevadel. Ei tohi päevadel. Mis sul viga on? Mida sa uudutena? Või mis sul viga on? Päevad on sulle. Ma ei tea, mis Tõnise vabandus oli. Kas ta lurruaugus veritses hemoroid või mis ta probleem siin oli. Ja võib-olla kõige retsim vaimne vägivald lapse suhtes siin olukorras selles vanuses
Minule teadaolevalt siin on Kelly 16 alles, Tõnis räägib 17-aastastest, aga Tõnis väidab Kellile, et teised 17-aastased teavad, kes nad on ja mida nad elult tahavad. Tule seda kui mingi väike titar. Mina jälle süüdi. Fuck you. Putsis on juba, me jõudsime koju selleks ajaks. Tule hakka liigutama. Sa tuleb 17-aastane, sa tuleb tippsportlane, sa nagu titana. Mida sa teed, titana? Sa ei ole tippsportlane, anna andeks. Sa ei ole, sa ei käitu nii. 17-aastased on tule täiskasvanud inimesed, saab aru, mida nad elus teevad ja tahavad. Mida sa teed? Nagu, mis kuradi universumis elab Tõnis Sildaru, kui ta arvab, et 17-aastased teavad, kes nad on ja mida nad elus tahavad. See on täpselt see iga, kus alles hakatakse ennast ja maailma mõistma. Ja heita 16-aastasele ette, et umbes, et kõik teised 17-aastased juba teavad, mis nad teevad eluga. Täiesti versus. Selline kuradi emotsionaalne vägivald lapse kallal. Muuhulgas sõimab Tõnis siin oma tütart rumalaks, ütleb, mul on nii piinlik, et sa nii rumal oled. Täiesti versus. Sa vastus selle peale jaa. Mul on piinlik, et sa nii rumal oled kohati. Ma ei viitsi ka siin autos stressata, ma tahaks ka rahulikult olla kodus nagu teised lisada. Mis tekitab küsimus, et miks kurat ta siis ei läinud, kes teda sundis kõike seda tegema? Oleks lapsele professionaalse treeneri palganud, oleks ise oma tööle tagasi läinud. Tal oli valikuid. Lapsel ei olnud valikuid. Tagatippu möliseb siin Tõnis Kelly kallal mingite kuradi valgete sokkide pärast ja ütleb, et noored ei kanna valgeid sokke ja ütleb, et lähme Ülemiste keskusesse, vaatame, kui paljud kannavad valgeid sokke. See on nii naljaks, aga ei ole, aga on. Jälle kriitikat ei talu või? Jälle ei talu kriitikat. See, kuidas ma riigis käin, ei sobi mitte kuskile. Või valged sokid nagu Mihkel nagu. Come on, vaata tänavale kõik on valged sokid, sobi valged sokid okay. Panna või? Lähe pärast Ülemiste keskusesse ja näita mulle, mitu inimest teeb valged sokid niimoodi. Võtsid kõik, vali oma sõnum ikka. Vali oma sõnum. Võtame noored 15 kuni 20 aastat, vaatame, palju teevad valged sokid veel. Ma ei võta kõik inimesed, ma ei võta isegi 2 aastat, ma võtan 80 aastat. Ma võtan sinu vanusegrupi ka veel ja vaatan, palju käib valged sokid. Ära plõtsi sõnu ja ära arva, et sa oled tema maailma naba, et kõik käivad ja kõik teevad. Ei tee. Mõned üksikud. See lause jääb mulle meelde, see valged sokkide teema. Ma näitan seda, ma olen kuskil poes. See on mahu vanusegrupp. No ma ei tea, ma küll klassi valged sokkidega, ma ka praegu valged sokkid jalas. Teisel on valged sokke kodus. Sinu poolt klassi juttu ei usu. Lähme poodi koos, võtame sinu vanusegrupi järjest ette, istume maha ja vaatame, kui istutest mööda. Ja siis vingub Tõnis selle kallal, et miks on Kellil Instagramis ainult 30 000 jälgijat. Et see ei ole mingi number. Ja see on korduv muster kõigis nendes vestlustes, et Tõnis nõuab, et Kelly teeks rohkem tööd, sest Tõnis tahab rohkem teenida. Mina ei käi siin kogu aeg kritiseerimas ja sulle mingi halvasti ütlemas. Ma ei kritiseerisin, tuleks sa saad aru, mul on jumala pohku, kuidas sa riides käid. Mul on jumala pohku. Aga miks sa siis ütled seda kogu aeg? Kuulad ükskord ka mind. Kuulad ka mind. Miks ma ütlen või? Vaatama Insta jälgeid. Palju sul on neid? Peaaegu 10 000. Palju on Glowil? Palju on Glowil? Et sa tahad, et ma näen välja nagu Chloe või? Ma ei taha näha, et sa näed välja nagu Glowil, kui palju on Glowil? Ma ei tea, palju tal on. Üle miljon. Väga äge. Palju on Jonil? Ma ei tea. Ma ei taha näha, et sa näed välja nagu Jon. Palju on Kassil? Üle miljoni. Ma ei taha näha, et sa näed välja nagu Kass, Kelly. Anna andeks. Aga mida sa tahad siis? Kuulge, ma tahan, et see tiim kasvaks. Kui tiim on paigal. Ja sellepärast me ütlema, et see Maritskend ei sobi mitte kuskile või? Kelly, see, kuidas sina oma tiimi kasvatad, näitab seda, et su jälgijad enne 30 000 maailmas. Fucking null number. Võrreldes Jamie Andersoniga, võrreldes Anna Kasseriga, võrreldes Chloe Kimmiga, võrreldes Lisa Zimmermanniga, mida iganes. Muidugi irooniline on see, et hiljem siis Tõnis esitas kuriteokaebus, ütles, et see Insta-konto on hoopis Tõnise oma, tema on selle ehitanud, aga ometi on sellest vestlusest selge, et Tõnis tahtis, et Kelly teeks tööd ja näeks vaevas oli Kelly teha, seda kasvatada. Ta heitis Kellile ette, et miks nii vähe jälgijaid. Ja nüüd rääkides rohkem töötamisest, näide 3, 2019 aasta Šveitsis, Kelly on 17-aastane ja Tõnis ütleb oma 17-aastasele, sa pead rohkem töötama. Sa pead töötama rohkem, sest sa fucking... Loen sul uuesti Spencer sõnad üle. Sa ei pea mulle sa luua, ma ei taha teada. Sport on samasugune äri nagu mõne korporatsiooni juhtimine. Okei, äge. Saad aru? Ei saa. Sa pead seda uuesti lugema. Sa ei pea ma uuesti. Lausis aru. Sain aru. Aga tegelikult said? Jaa. Kui mina räägin sulle raha, siis ütled, et raha on tähtis või nüüd mul on raha tähtis. Umbes heidad mulle ette. Ma ei tee seda sporti raha pärast, ma teen sellepärast, et see mulle meeldib ja see on fun ja see raha on boonus. Kuuled või? Kelly ütleb, et ta ei tee sporti raha pärast, see on boonus, aga Tõnise jaoks on just raha oluline. Tuleta meelde, 2019 aastal, vaadake MTÜ ridasid.
seal on raha, sportimiseks on raha. Ja siin siis korduvalt Tõnis näitab 17-aastasele fakki selle vestluse käigus. Kuule, tule siia. Miks? Ise enda fakki mulle. Jah, siis mul on pensioni kõne. No okei. Praegu kõne, räägi kõne. Ei, mul tuleb kõne. Okei. Mul on fakki juurde. Sa ei pea mulle fakki näitama. Mul on ka siis fakki ju. Siis tõmba nahku. Kuule, mina ei ole ihne nagu sina oled kelli. Ei, fakki mulle näitama jälle või? Sa oled mingi nagu allergik. Mine perse. Kelly küsib, et miks sa mulle fakki näitad. Siis kinnitab, et jah, näitab jah fakki ja siis põhjendab, miks ta ikka fakki näitas. Nagu mul on reaalselt neid asju kuulates tunne, et Tõnis on 17-aastane. Nüüd see viimane vestlus kindlasti kutsub esile jälle need ajugeeniused, kes kirjutavad, et oi, aga kellele meeldis ju suusatada, miks on dokumentaali nimi kellegi teise unistus. Ma saan aru, et noore naise, eriti kui ta on ilus naine, noore ilusa naise jutt lihtsalt põhimõtte pärast juba ärritab osasid inimesi. Sa oled noor ja ilus, mis sa veel tahad, ole vait ja ole rahul ükskõik, mis su isa suga tegi. Proovige kellegi teise versiooni analoogsest olukorrast seedida. Näiteks Andrew Agassi, tuntud tennisist. Tema on väga palju rääkinud sellest ja ka oma eluloo raamatus kirjutanud. Ma lasen teile lühikese klipi ingliskeelsest intervjuust, kes inglise keelt ei mõista, minge raamatukokku. Loodetavasti on seal tema eluloo raamatu eestikeelne versioon olemas, saate sealt ise lugeda. Ja tema selgitas seda, et ta vihkas tennist selle tõttu, mis seda perega tegi. Kõik need varasuhted ja suhe isaga, kõik see, ta vihkas tennist, aga ta mängis seda edasi, sest teda treeniti terve elu tennist mängima. Ja mingil hetkel täiskasvanu eas ta valis ise selle. Ta sai aru, et see on tema valik nüüd. Ta ei valinud seda algselt enda jaoks. Aga nüüd täiskasvanuna oli see tema valik. I never chose tennis. Most controversial thing in my book came on page 1 that I hated tennis. I saw what it did to my family. I saw what it did to relationships. It always meant too much. I always resented it, right? It didn't mean that I wasn't good at it, but you can be motivated through two things in your life, fear or love. And it was fear that was driving me, right? It was fear of my father. Rebellion kicked in at the age of 13. And my anger is directed at tennis, misdirected, but nevertheless directed at tennis. So getting out of the academy was about survival. Here's how I can get out, win. Win. And that moment I had an epiphany. An epiphany was just because I didn't choose my life doesn't mean I can't take ownership of it. Just because I didn't choose my life doesn't mean I can't choose to choose it. Ilmselgelt kellele meeldib suusatada. Ta pole kunagi vastupidist väitnudki, ka dokumentaalis ta rõhutab, et talle on alati meeldinud suusatada. Aga tema ei teinud seda raha pärast. Raha oli Tõnise suur eesmärk. Ja sellepärast Tõnis ka 10 küünega sellest rahast niimoodi kinni hoidis, kuigi raha teenis välja Kelly. Sponsorid ei maksnud ju Tõnise etteaste eest, nad maksid Kelly eest. Ja kogu see retsi survega profikarjäär on see, mis oli kellegi teise unistus. Ja kes sellest ikka veel aru ei saa, siis see inimene lihtsalt ei taha aru saada ja nagu nägemist. Liikuge teiste teemade peale edasi. Kui ma olen nüüd mitu korda nii siin kui eelmises videos öelnud, et mina ei tea, miks selle kägistamise episoodi puhul ei jõutud kriminaalvastutuseni, ma võin vaid spekuleerida, et kannatanu, kes oli alaealine ja tunnistaja, kes oli alaealine, ma võin vaid oletada, et nad ei julgenud tõtt rääkida. Miks nad ei julgenud? Seda ma ei tea. Ma ei usu, et nad kartsid, et Tõnis teeb neile midagi, kui nad tõtt räägivad. Seda ma ei usu. Ma ei saa seda välistada, aga ma ei usu seda. Mina pean tõenäolisemaks seda, et Henry võis isa pärast karta. Sest Kelly on tegelikult ka avalikult jaganud oma kogemust sellega, kuidas isa käitumismustri osaks olid enesetapuähvardused. Ja seda on kinnitanud ka Kelly treener ja elukaaslane Mihkel Ustav, aga jällegi, kui nad on Kellyga seotud isik, siis inimesed ei kipu teda uskuma sel teemal. Keda see huvitab, siis Delfi, muidugi selleks on vaja tasulist paketti, aga Delfis on avaldatud katkendeid Kelly raamatust ja siin Mihkel Ustav kirjeldab olukorda sellest, milline oli siis tema kogemus Tõnise ja tolle enesetapuähvardustega. Ma ei hakka üks-ühele seda ette lugema. Raamatukogus on Kelly raamat kättesaadav, kelle on Delfi pakett, saab Delfis seda katkendit lugeda, aga Mihkel Ustav kirjeldab siin olukorda, kus Kelly sai mäe peal viga, aga ta kartis isale rääkida sellest. Ta kartis, et isa keerab selle peale ära ja ei tahtnud isaga sellest rääkida. Mihkel ütles, et tema jaoks oli see absurdne, mis mõttes sa said viga, ütled isale ongi kõik ja Kelly siis ütleski. Ja mida tegi Tõnis? Sai väga kuradi kurjaks. Mihkli sõnul siis järgmisel hommikul Kelly vahetas emaga sõnumeid ja Tõnis tahtis talt telefoni ära võtta, aga Kelly ei andnud. Kelly ja Mihkel läksid sööma ja siis helistab Tõnise vend Madis. Madise sõnul saatis Tõnis talle sõnumi, mistõttu siis Madis ka helistas Kellyle ja väidetavalt oli siis Madis Kellyle öelnud, et kuule, su isa istub vannitoas, võttis röstri kaasa ja lubas siis röstri voolu alla panna ja vanni visata, ehk siis lubas ennast ära tappa. Tõnis Sildaru ähvardas ennast ära tappa, kui tütar temaga kohe rääkima ei lähe. Kelly ei tahtnud minna, ta kartis, läks hoopis Mihkel, kelle sõnul Tõnis seisis vannis duši all, röstrit Mihkel seal õnneks ei näinud. Ja Mihkel üritas küll rääkida Tõnisega, aga Tõnis üritas teda ära saata ja siis lõpuks päädis sellega, et Tõnis läks minema. See on ka korduv käitumismuster. Seda kirjeldas tunnistaja ka selle Uus-Meremaa treeninglaagri puhul, kus ta ütles Kellyle, et isa lihtsalt sõitsi minema. Tõnis lihtsalt jättis lapsed sinna.
lihtsalt sõits mäele. Et selline dramaatiline enesetapuga ähvardamine ja siis minema sõitmine tundub ka olevat Tõnis Sildaru käitumismuster ja see on selge vaimne vägivald laste suhtes. Siin ei tohiks mingit kahtlust olla. Kusjuures tuleb välja, et kas sellele enesetapu ähvarduse episoodile, millest räägib Kelly raamat, on muid tõendeid, nimelt Tõnise venna Madise sõnumid Kelly ja Henri emale Lilian Talvingule. Nii kirjutas Madis Sildaru Lilian Talvingule 11. oktoobril 2018. Lii, mis Tõnniga toimub? Nüüd tema on ahastuse äärel ja teeb seal enekat. Palun suhtle temaga. Palun helista Tõnnile. Ma kardan halvimat. Lilian küsib, millest see kartus? Madis vastab, sest ta tahab enekat teha. Tahtis vannis, siis Mihkel peatas. Nüüd läks autoga sõitma ja ütles, et ma vabandaks laste ees. Lilian küsib, mis asja? Mõne aja pärast küsib Madis, rääkisid temaga? Lilian vastab ei. Madis, võiksid. Siis küsib Lilian, mis sa emale teates kirjutasid? Madis vastab, nii nagu on, et Tõnn tahab endal 1-0 teha. Lilian vastab Madisele, Kelly palus helistada emal Tõnnile, ehk siis Kelly palus enda vanaemal helistada tolle pojale Tõnisele. Madis vastab, et äkki tahab emaga rääkida, aga ei võta ema kõne vastu. Palun helista talle ja võta see jama vastu korra või midagi sellist. Ja sellises seisus isa ja treeneriga siis pidid Kelly ja Henri igapäevaselt koos töötama. Oma enesetapuga ähvardamine on vanema poolt väga retsvaimne vägivald. Ja see on selline ehe manipulatsiooni võte, et kui sa ei tee seda, mida mina tahan, ja kohe ja nüüd ja praegu, siis ma tapan ennast ära. Mina olen sellist asja kogenud teismeliste puhul. Minu ühel sõbrannal oli kunagi Peika, kes ähvardas Tartus sõpruse silalt alla hüpata, kui sõbranna ta maha jätab, mille peale mina mõtlesin, et palun, lihtsalt hüppa siis. Sest oli ilmselgelt, ta ei tee seda. Nagu öeldakse, haukuv koer üldjuhul ei hammusta. Aga loomulikult see, mida ma kirjeldasin, see on ju vaid Kelly jutt ja tema treenerist elukaaslase jutt, kes neid ikka usub. Aga nüüd ma esitan teile tõendid, mis vähemalt nii palju ütlevad meile, et enesetapuga ähvardamine on osa Tõnise käitumise mustrist. See konkreetne enesetapu ähvardus ei puuduta küll lapsi. Selle enesetapu ähvarduse tegi Tõnis oma laste emale. Mäletate, rääkisin video alguses, et 2019 aastal kanti kinnistusraamatusse kohtulik hüpoteek Kelly Sildaru kasuks. Kinnisasjale, mis toona oli Tõnis Sildaru nimel. Ainult Tõnis Sildaru nimel. Tõnis ei tahtnud toona, et kogu see asi meediasse jõuaks, mis tõttu asi lahendati kompromissiga, kohtuvaidlus oli kinnine, aga Tõnis ei arvestanud sellega, et kohtulikust hüpoteegist jääb märk igavesti maha. See on sealt täna ka veel leitav. See ei ole Kelly otsustada, see pole Kelly ema otsustada, see on lihtsalt kinnistusraamatu süsteem. Niimoodi see toimib ja nii on. Tõnis sellega ei arvestanud ja see tuli talle väga suure üllatusena. Ja järgnevat sõnumivahetust lugeda oli päris naljakas, sest see näitab, kui tavaline selline ülidramaatiline käitumine selles peres oli. Sest siin on näha Tõnis Sildaru ja Lilian Talvingu vahelist sõnumivahetust, kus kõigepealt Tõnis räägib olme küsimustest, räägib, et kas riisuma tuled, kuivalt peaks selle homset ära riisuma, anna siis palun kiirelt plaanidest teada, saan toimetada. Kõigepealt räägib riisumisest ja siis saadab väljavõtte kinnistusraamatust ja kirjutab. See info on avalik registris. Lubasid, et see ei jää kuhugi nähtav. Sa hävitasid minu elu. Annan sulle 30 minutit päästa. Siis saadab Tõnis sellise dramaatilise teismelise stiilis selfie, kus tal on käsi näo peal, pisaraid mina ei näe, nagu punane ka pole, aga nagu niimoodi kistud umbes, et ma nüüd nutan. Minu jaoks on nii naljakas, on täiskasvanud mees, kes seda teeb. Siis ta kirjutab, anna andeks. Vahele vastab Lilian Talving, kes tõenäoliselt ei jõua siin reageeridagi sellele draamale, vastab, et ma ei näe seda kraanikaussi praegu nende lehel. Nagu olme teema läheb edasi. Siis saadab Tõnis pildi mingist, mis paistab nagu mingi uspi juhe trepi küljes ja järgmine sõnum Tõniselt on hüvasti kallis. Ehk nagu selline dramaatiline kaetud silmadega nägu, uspi juhe või mis iganes juhe trepi küljes ja hüvasti kallis. Et Tõnis nüüd ähvardas ennast mingisuguse väikse juhtmega trepi küljes üles puua, sellepärast, et kinnistusraamatus oli jälg kohtulikust hüpoteegist. Nagu, see on minu jaoks nii fucking naljakas. Mina selles olukorras tänase elukogemusega, ma saadaks talle pöiale üles vastu või selle meemi, see, mis on see meem, mitte meem, gif, see mis liigub, see, et kuigi GIF on ilma hääleta, nii et see ei olnud GIF, see lihtsalt klipp, aga mida iganes, teate küll, see on meem ka. see on täiesti, see on nonsense. See on nii selgelt läbinähtav manipulatsioon, see on täiesti absurdne. Aga mina neid inimesi ei tunne. Võib täiesti olla, et Tõnis Sildaru ongi niivõrd vaimselt ebastabiilne, et ta iga asja peale päriselt kaalub enesetapu. Mina seda välistada ei saa, mistõttu ma liialt pehmelt ka siin suhtuda ei taha. Ma tahan, et te kõik teaksite, et olukorras, kus keegi ähvardab ennast ära tappa, siis tuleb kutsuda kas politsei või kiirabi. On olemas selline seadus nagu psühhiaatrilise abi seadus ja selle alusel on võimalik inimest tema tahte vastaselt
psühhiaatria haiglasse paigutada, kui ta on ohtlik endale või teistele. Ja kui inimene ähvardab enesetapuga ja teile tundub, et see on tõsine ja kahtluse korral pigem eeldaks, et on tõsine, siis te ei pea seda olukorda ise lahendama. Eriti teismelised noored. Teie ei vastuta sellest. Mitte keegi ei vastuta teise täiskasvanud inimese elu eest sellisel kujul, et teine inimene ähvardab ennast tappa ja siis sa pead tegema, mis ta tahab, sest muidu ta tapab ennast ära. Ei, see on tema otsus, kui ta seda teeb, see on tema vastutus ja teie ei saa seal mitte midagi teha. Seal on vaja professionaalset abi. Ja kui selline inimene ei ole nõus vabatahtlikult kaasa tulema kuskile psühhiaatrikliinikusse, siis tuleb kutsuda kas politsei või kiirabi. Nii politseil kui kiirabil on õigus selline inimene, kes võib endale päriselt ohtlik olla, toimetada psühhiaatrikliinikusse ja seda nimetatakse vältimatuks tahtevastaseks psühhiaatriliseks raviks inimesele, kui ta võib endale ohtlik olla. Ehk kui teil on päriselt kahtlus, et keegi võib endale liiga teha, näiteks teie ema või teie isa või PK, pruut, mida iganes, keegi lähedane ähvardab ennast ära tappa, siis ta vajab psühhiaatrilist abi. See ei ole teie vastutus. Kui te ise ole nõus minema abi otsima, politsei või kiirabi on need, kes saavad ta vajadusel vältimatu psühhiaatrilise abi saamiseks toimetada psühhiaatrikliinikusse. Muideks, enne lasin teile seda vana lõiku Pealtnägijast. See läks eetrisse 2021 alguses ja 2023 lõpus ehk pea 3 aastat hiljem esitas Tõnis Sildaru Mihkel Kärmase suhtes kuriteokaebuse. Menetlust ei alustatud, aga ma ei imestaks, kui Tõnis nüüd minu peale ka kuriteokaebuse esitab, kuigi ta teab, et menetlust ei alustata. Ta on oma tütre peale vähemalt 2 korral esitanud kuriteokaebuse, Mihkel Kärmase peale 1 korra. Palju tal neid kokku on? Ma ei tea, ma küsisin PPA-st, PPA vastas, et nad ei ütle mulle, sellepärast see võib oluliselt kellegi eraelu kahjustada ja ma hakkasin nendega vaidlema, sest mis kuradi mõttes? Kuriteokaebuste kogu arv kindlasti ei ole info, mis saaks oluliselt Tõnis Sildaru eraelu kuidagi kahjustada. Aga see selleks, see kõik toob meid nüüd eriti kummalise vaimse väärkohtlemise alaliigini, milleks on oma lapse suhtes kuriteokaebuste esitamine. Nagu ma olen juba varasemalt öelnud, siis Tõnis Sildaru esitas oma tütre suhtes kuriteokaebuse juba aastaid tagasi, muuhulgas heitis seal ette seda, et miks Kelly Sildaru teenib tulu Kelly Sildaru nimelise Instagrami kontoga, sest see on Tõnise oma, Tõnise loodud, Tõnise tehtud, mis sest, et ta väga selgelt survestas Kellyt sellega tegelema ja seda jälgijaskonda ehitama ja kasvatama, aga ei, see on kõik Tõnise oma. Ta saadeti pikalt, öeldi ei ja siis ta esitas 2025 aasta lõpus uue kuriteokaebuse analoogse, aga Facebooki konto osas. Nüüd neid kuriteokaebusi ja nende sisu vaatame koos Juurasõpradega video teises pooles. Kui sa soovid seda näha, siis oled teretulnud kanaliga liituma kas siinsamas YouTube'is Juurasõprade tasandil või odavama taksiga veebilehel blurbay.com/tavakodanik, kus saad kogu sisu alati täiesti reklaamivabalt kätte ja käibemaks laekub Eesti riigile. Aga täna me ei räägi ainult Kellist. Natuke pean ka Henrist rääkima. Tänaseks ta on täiskasvanud, ta on avaliku elu tegelane. Nüüd üks asi, mis on Kelly ja Henri puhul olnud mõnes mõttes sarnane, Kelly puhul küll väga piiratud määral, aga selline väike ülemineku hetk Kellyt Henrile, mis mõlema puhul ilmnes on see, et Tõnis üritas piirata nende suhtlust emaga. Seesama Kelly eluloo raamatu Katkend, millele ma enne viitasin, seal Mihkel Ustav kirjeldab, et Tõnis tahtis Kellilt telefoni ära võtta, kui Kelly emaga sõnumeid vahetas, aga Kelly ei andnud. Henri puhul kuulsite eelmises videos, et kogu see kägistamise episood sai alguse sellest, et Henri tahtis emaga suhelda ja Tõnis ei lubanud. Ja heliklipist on kuulda 13-aastase Henri Sildaru enda sõnu, kus ta ütleb, et mina tahan emmega suhelda ja sina ei luba, sina keelad. Laps vastu, mida ma haugun me? Haugun nagu üks koer, mina tahan emmega rääkida. Sina ei luba. Sa keelad mul, sina keelad mul praegu emmega rääkida. Ehk Tõnis keelas 13-aastasel poisil, kes oli isaga Uus-Meremaal treeninglaagris, keelas pojal suhelda emaga, kes oli sel ajal Eestis. Ja selline teisest vanemast eemale hoidmine on kindlasti vaimse väärkohtlemise liik. Vahet ei ole, kas seda teeb ema või teeb seda isa, lapse suhtlust teise vanemaga niimoodi takistada ei või. See on emotsionaalne vägivald lapse suhtes. Aga kahjuks on neid näiteid sellest, et Tõnis on ka Henrit vaimselt väärkohelnud veel. Ja kui osad inimesed on küsinud, et kui oleks probleeme olnud, siis keegi oleks midagi märganud, keegi oleks midagi teinud. Et te teaksite, siis 2021 pöörduti Suusaliidust lastekaitsesse ja mitte selle kägistamise episoodi pärast. Sellest ei olnud see inimene teadlik, kes lastekaitsesse pöördus. Ta ei teadnud sellest midagi. Tema pöördus lastekaitsesse, sest see, kuidas Tõnis käitus Henriga, kuidas temaga suhtles ja mis olukordadesse ta Henrit asetas, see tundus Suusaliidu inimesele nii haige, et ta pöördus lastekaitsesse. Mis lastekaitses edasi sai, seda ma ei tea, sest see on kõik kinnine. Aga mida ma tean on see, et umbes pool aastat hiljem laekus kohtule Henri Sildaru avaldus teovõime laiendamiseks. Õnneks kohus nägi sellest läbi, see on rohkem majandusliku väärkohtlemise teema, räägime järgmises videos, aga ütlen teile etteruttavalt ära, kohus nägi selle läbi ja kohus ütles, et sisuliselt siin üritatakse anda isale ainukontrolli lapse varaga toimetamiseks ja sellega kohus nõus ei olnud.
et see ei läinud läbi. Aga lihtsalt, et te teaksite, et teised inimesed on probleemi näinud, sellest on isegi lastekaitsesse teada antud, aga see läks ühe sellise lastekaitseametniku juurde, kelle nimi on meediast läbi käinud probleemsetel teemadel, negatiivse kajastuse raames. Ma ei hakka seda nime letti viskamast, ma arvan, et keegi sellest midagi ei võida, aga et te teaks, see, kes selle asja endale sai, temaga on mingeid probleeme olnud, mis on meediast läbi käinud. Ja lastekaitsest ta läks ka mõni aasta hiljem töölt ära. See selleks. Henri puhul mõned asjad on siit juba läbi käinud. Esiteks see, kuidas Tõnis poja nime alt Facebookis toimetab ja enamus inimesi seal, see on kommentaaridest ilmselge, enamus inimesi arvab, et see on Henri, kes seal toimetab. Tõnis siis varavaidluse raames võrdleb tütre käitumist märtsi pommitamisega, paneb mingid õnnelikke emojisid sõimu kommentaaridele, kus inimesed sõimavad kellid mõrraks ja libuks ja milleks iganes. See, et Tõnis seda kõike Henri nime alt teeb, see on juba täiesti haige, aga siin peab Henri iseenda eest seisma. Mina eeldan, et Henri ei oleks nõus sellise asjaga. Ma loodan, et ma ei eksi, ma eeldan, et ta ei oleks. Ma eeldan, et ta lihtsalt ei ole teadlik. Aga see on kõik minu eeldus. Võib-olla ta teab, võib-olla see on tema arvates okei. Ma ei tea, aga ma loodan, et ei ole. Nüüd selle osas, kuidas Tõnis Henrit vaimselt väärkohtles, tegelikult on infot ka Tõnise enda kohtukõnes. Kui mina lugesin Tõnise kohtukõne, mille ta muuhulgas ka Henri nimelisel Facebooki kontol avaldas, aga seda avaldati igal pool mujal ka meedias, minu arust seal oli päris mitu omaväravat, mis näitavad, et Tõnis ei saa üldse aru, mis on õige, mis on vale. Ja üks nendest omaväravatest seal minu hinnangul oli see, kuidas Tõnis ütleb, et Henri treeningud jäid tahaplaanile. Nimelt on Tõnis oma kohtukõnes muuhulgas öelnud nii: minu perepalvel jäi aastateks Henri karjäär pausile, aitamaks olla just see oluline lüli Kelly Sildaru treeningutel, võistlustel. Miks? Miks jäi Henri karjäär aastateks tahaplaanile? See ei olnud vajalik. Teist treenerit oleks saanud palgata. Vahendeid ju oli. See, et Henri trenn jäi tahaplaanile, oli Tõnis otsus. Tõnis ise nimetas ennast Tiim Sildaru kapteniks. Mina olen Tiim Sildaru kapten ja mina otsustan. Aga miks sina oled Tiim Sildaru kapten, mitte keegi teine? Ma olen peatreener Suusaliidus. Ta ise rõhutas seda, et tema otsustab ja tema kontrollib. Mis tähendab, et Tõnis otsustas, et Henri treening jääb tahaplaanile. Miks? Henri on omaette inimene. Miks ei oleks võinud Henri ja Kelly samal ajal oma sportlaskarjääri ehitada? Kui Tõnis tundis, et tema ei jõua mõlemat korraga treenida, siis oleks võinud kellegi palgata. Kusjuures Kelly pakkus oma isale, palkame kellegi. Ja seda kontekstis, mis oli minu jaoks veel eriti šokeeriv, et Tõnis Sildaru vähemalt 2 korral, ja need on hetked, mis on sattunud helifaili, mis tõttu ma ei välista, et seda võis rohkem olla, aga 2 korral kuuldavalt ütleb, et Henri riskib oma elus sitaks sellega, et ta ei käi koolis. Sest enne näeb palju vaeva, pluss ta riskib oma elus sitaks sellega, et ta ei käi koolis. Mida sina võistled väärib eenuse suuski? Henri vaatab oma hariduses, ta käi koolis. Palun, ta ei pea tulema rohkem reisidele kaasa, ta ei pea rohkem mu suuski määrima. Mingi käigu seal koolis, ma ei tea, ma palkan endale mingi kuradi määrdemehe või ma ei tea, lasen kellegi oma suuski määrda. Fucking tõusik, et aitaks oma venda. Mis mõttes ma aitan oma venda, aitangi, saab koolis käia ju. Kuuleb või? Katus sõidab. Jälle sõidab jah. Ja Kelly vastab talle, aga las ta läheb kooli, palkame kellegi, las ta läheb kooli. Ehk Tõnis teadlikult seadis ohtu oma alaealise poja hariduse ja jättis tahaplaanile poja treeningud oma rahaliste ambitsioonide nimel, sest tema nägi, et Kelly on sel hetkel see, kellest saab kõige rohkem raha välja pumbata. Miks Henri treeningud tahaplaanile jäid? Miks ta ei oleks võinud koolis käia? Neil oli raha, et palgata keegi appi treeneriks või suuski määrima või mis iganes. See ei saanud olla alaealise Kelly otsus. Vastupidi, Kelly siin ütles, palkame kellegi, las Henri läheb kooli. Aga seda Tõnise kohtukõne vaatame ka koos video teises pooles juurasõpradega. Siinkohal üks viimane kommentaar veel vaimse väärkohtlemise osas. Nagu video alguses ütlesin, siis üks vaimse väärkohtlemise selline alaliik on isoleerimine. Kui sa isoleerid inimese teistest, näiteks koolist, inimene ei käi koolis, inimesel pole sõpru, inimesel pole oma elu, sa seota niimoodi tihedalt enda külge. Kui Kelly kunagi ütles isale, et sa ei saa mind igavesti enda juures hoida, siis... Ja sa pead ka leppima sellega, et ma kasvan suureks ja lähen kunagi oma elu peale üle, sa ei saa mind igavesti enda juures hoida. Saab. Ja tundub, et Henriga seni on see õnnestunud. Nagu Tõnis ise ühes intervjuus ütles, siis tema veedab pojaga peaaegu et 365 päeva aastas ja võib-olla mõned üksikutööd on 19-aastane Henri isast eemal ja sedagi vaid olukorras, kus ta on isa vanemate juures. Ehk isoleerimine on siin väga selgelt toimunud. Mina tõmban selleks korraks siin joone alla. Tänan teid vaatamast, kuulamast. Ma loodan Sildaru pere lastele, kõigile 3 parimat. Aga ma kardan, et Tõnis oma vigadest ei õpi.
nagu ta ka nii uhkelt on teatanud seal 2024. aasta täistunni saates, et kuigi ta kaotas kohtus 2 korda, nii maakohtus kui ringkonnakohtus, kes ütlesid talle, et ta ei saa alaealise lapse varadega toimetada nagu ta tahab, siis ta teatas seal, et tema jätkas Henriga samamoodi. Et kas oleks pidanud sõlmima lepingu kirjalikku, ei oleks, üks pere ei siukest asju ei peaks tegema. Täna on küsitud, kas ma sama asja olen juba teinud Henriga, siis ei plaani ka, et ei näe põhjust. Nüüd lähme edasi juurasõprade osaga, vaatame korra otsa nendele kuriteokaebustele, mida Tõnis tütre suhtes esitas ja vaatame ka Tõnise enda kohtukõne, kus minu hinnangul, nagu ma ütlesin, on päris mitu oma väravat. Järgmises avalikus videos räägime majanduslikust väärkohtlemisest. Seniks suur aitäh teile kuulamast, vaatamast ja järgmise korrani.